tulemast! Tere, mina olen Triinu Sirge ja täna on Mystify podcasti 10. saade ja mul on ülihea meel tervitada esimest meeskülalist minu podcastis. Tere tulemast, Indrek Põldvee! Aitäh, rõõm olla, Triin, et ma ei tea, 10. osa, super, äge. Et üliäge, et sa selle teekonna oled ette võtud. Podcastid on minu jaoks väga erilise tähtsusega ja siis seda enam on äge, et siin olla vaata. Ja ma tean, et sinul, täna ma just hakkasin mõtlema selle peale, et sinul on salvestatud 100 osa Hakkame tegutsema podcasti, et mis on soovitus sinul kui kogenul podcasti tegijal mulle algajale? No see, nüüd ongi see, et kas minu jaoks ei ole enam algaja, sest sa oled juba alustanud, vaata. Et ma olen pigem aidanud neid inimesi, kes ütlevad, kuule, ma tahaks teha, et mis ma teen. Et siis tegelikult kõige suurem kahetsus, mis kõikidel podcasti alustajatel on olnud, on see, et nad öelnud mulle, ma oleks pidanud varem alustama. Et see on nagu absoluutselt kõikele, mina ise samuti, et kui mina alustasin enda seda, et siis oli samuti, kurat, ma oleks pidanud varem seda tegema, aga selle mõttes on jälle hea, et jõudsid sinnagi, selle maanigi, aga muud, mis siin ongi, kõige olulisem, mis ma olen endal podcasti juures olnud, et minul endal oleks fun ja ma ise õpiksin, et ma teen seda ikkagi ise enda jaoks ja siis, kui on ka teisi inimesi, kes tahab kuulata ja vaadata seda, see on boonus. Aga kõige olulisem on see ja see mind hoiabki ja sellepärast, miks ma tegin kuni 100-ni, sest näiteks mul üks väga äge nagu teine podcaster on Veiko Valkja, nagu on tuttav, käib juhtimispodcast ja ta on teinud mingisugune 400 episoodi või midagi siukest, et ta paneb täiega edasi, minu jaoks müstika, jumal äge tüüp, et Veikoga ma olen arutanud, aga mul oligi see, et mul oli enda peas, et ma tahan 100 täis teha ja kui 100 täis sai, siis mul kadus selle podcastiga nagu, ma ei tea. Sul sai missioon täidetud. Ja mul tekkis siuke, et tahaks kuigi edasi kasvada, et see, mitte et ma selle podcasti kasvanud, aga ma tundsin nagu ise, et okei, et võiks nagu midagi nagu teistmoodi või midagi võiks muutuda, vaata, sest ma tundsin, et midagi on nagu saavutatud, vaata, et nüüd on edasi minna. Aga mitte see, et mis Veiko teeb, nagu ei ole seda väärt, kindlasti on Veiko on nagu lihtsalt jumala super, aga mis ma ise tunnen väga suurt puudust nende podcastidega, ma tunnen puudust nende inimeste lugude kuulamist, et ma tõsiselt tunnen puudust nendest, et need olid nagu kõige ägedamad asjad ja siis kõige põnevam oli see, et kui sa kuulasid nende inimeste lood ära, siis sa mõtlesid teinekord pekki, mis kuradi inimene on või siis teine, et mul on ülihea veel, et mul selline elu ei ole olnud, et mõned lood olid lihtsalt nii crazy, mis nad tegid ja kuidas nad üle elanud olid, vaata nagu nii fucking vabandust väljendus, kui tuleb mõni ropus ajama, siis ma panen vabandust, aga need lood olid lihtsalt nii inspireerivad ja see oligi veel, mis seal oligi taga, et iga kord, kui sa selle loo tegid ära, sa tundsid, et sul on energiat nagu keha täis, et sa tahad midagi tegutsema teha, et see oli nagu super äge, et sellest ma tunnen siiamaani puudust, sellest ma saan aru, miks Veikoga nii kaua teeb, sest ta on täpselt sama, ta teeb mingi juhi või sellega. Hea energia ja see info sinuni siis tagasi. Ja sa tunned kuidagi, et siuke muutub siiamaani külmavärinad peale sellest, kui ma hakkan mõtlema, sest see on ülimõnus energia, vaata, kui inimene avab, ta annab sulle oma teadmised edasi ja siis sina saad targemaks ja siis see mõte ka veel see, et sa veel inspireerid kedagi teist, on ju, selle saatega, on ju, et see kõik nagu hakkab oma elu elama ja see mõte on juba äge, pluss veel need mõtted, mis tekivad selle sama nagu saate käigus ja see side selle inimesega, sest näiteks, mis on nagu podcasti veel üks nagu super hea nagu siuke positiivne asi, mis on su mälu ja see nagu areneb nagu meeletult, sellepärast, et ma ei tea neid podcasti külalisi, ma ei tea neid numbreid, aga kui keegi ütleb, kuule, et saade 38 oli sul see inimene, ma tean täpselt, mis me rääkisime seal. Mul on kõik need 100 episoodi, ma tean suht kõiki osi, mis me rääkisime. Kui sa nüüd ütled, kuule Indrek, mis sa rääkisid osa 52, ma seda ei tea. Aga kui sa ütled mulle nime näiteks, et ongi Martin Villig, et ta oli vist episood 80 või midagi siukest, ma tean täpselt, mis me tegime 2 tundi, mul tuleb silme ette pilt, kuidas me istusime stuudios, ta räägib oma sellest, kuidas ta mingi 4-5 ettevõtet ebaõnnestus, kuidas see, kui me võtame siis Peep Aaviksoo, on ju, Peep Aaviksooga EBS-is ja saime tuttavaks, seal on ju siis, mis ta räägib oma sellest elutees, kuidas ta kulgenud, kuidas ta ettevõtte nii-öelda läks mitte kõige parem, siis läks teise kohta, siis ta hakkas coachiks hakkas ja Peepu puhul mulle väga meeldis see, et ta on siuke 70
60-70 midagi sihukest, aga ta on super äge, sest ta kogu aeg võtab uut tehnoloogiat enda kasutusse. Et siis, kui me tegime seda 3 või 4 aastat tagasi, siis ta hakkas audiopukke rohkem kuulama, siis ta hakkas podcast'e kuulama, siis ta hakkas niimoodi tegema. Praegu ma olen täiesti veendunud, Peep mängib AI-ga väga palju. Et selles suhtes olen täiesti veendunud, et mulle see hullult meeldis, et ta on kogu aeg pidevas selles väikses uues uudisvoos, tehnoloogia on tema sõber. Ja ta ei kasuta seda mingi tunde päevas, aga ta võtab mingi 10, 15, 20, 30 minutit, aga point on see, et ta ei ole see kibestunud vanamees, kes ütleb, elu oli vanasti palju parem. Ei, ta saab aru, et ta ei taha ajale jälgu jääda ja ta kogu aeg, mulle see mõtteviis hullult meeldis, et see oli nagu hästi inspireeriv. Igatahes, et siuke, et need asjad on nagu, et see on jälle loodavasti inspiratsiooniks sulle, miks nagu jätkata selle podcasti tegemas, mis iganes numbrile sa jõuad, aga et see oleks nagu minu soovitus, et neid, kuidas ma ütlen, lugusi, inimesi ja neid mõtteid tuleb hästi palju vaata, et see on nagu super äge vaata. Ja see kõik on kogemus ja see kõik on inspireeriv ja meiega teeme seda selle jaoks, et teisi inspireerida tegelikult ja ma loodan, et tänasest vestlusest tuleb ka siis inspireerivaid mõtteid ja ideid, et ma vaatasin korraga sinu human designi kaarti ja sul ongi hea jutustamissoon, palju häid ideid, aga oled ka kohati kriitiline enda suhtes, mis natukene paneb sul siis selliseid kaikaid tee peale. Et mõne sõnaga sellest. Aga ma tean, et sa oled ettevõtja ja nagu minagi, et milline on sinu ettevõtlusteekond, kus see tuli, kus sa jõudsid ettevõtjaks? Ja ma selle human designi selle koha pealt ütlen, see on väga äge see nii-öelda vertikaal, millega tegutseda, et seda, no me tegime kunagi Kristi Jõeorg on hästi äge tütarlaps, et me tegime temaga kunagi sellise asja nagu minu kasutusjuhend Excel, kus siis põhimõtteliselt, et ma hakkasin seda ise kasutama ja see oli see eeldamisest ja niimoodi, aga seal me panime ka, et nagu selles mõttes me tõime välja, et kuidas mulle meeldib suhelda, mis siis teha, kui mul on paha tuju, et me tegelikult hakkasid, me ei jõudnud sellega väga kaugele, me ise kasutame, aga see kuidagi, kuidas ma ütlen, et see, kas ei ole inimesed nii väga valmis või avatud ja niimoodi, et sa pead seal ikka päris niimoodi, et see on peegel ise endasse ja seda on kohati valus vaadata. Ja sa ei saa seal edasi siis, kes on valmis selleks, saab edasi, aga kes ei ole valmis, see põrkub ise endaga. Täpselt. Aga et selles mõttes see mulle hullult meeldib vaata ja seal tuleb ka välja, et see mul oli ka, et ongi, et pigem on ta selle jaoks mõeldud, et kui sa inimestega teed koostööd, sa tegelikult ei tea, kuidas keegi töötab, et see on nagu see aga see annab selle indikaatori, kuidas keegi võiks töötada, kui ta elab enda disaini ehk on enda siis parimas energias, aga siiski isegi kui ta konkreetselt ei ela, tema käitumisviisid ja mustrid tulevad sealt välja, millest ta on hea ja mismoodi ta koostööd inimestega teeb. Täpselt ja näiteks üks asi veel, mis sinna juurde panen, ongi see, et näiteks kui sa töötad kontoris on ju, et sa vaatadki sa lähed lõunale, aga mingisugune kolleeg on ilgelt tigeda näoga või niimoodi, et ta teeb tööd on ju, ma parem eeldad, et ma parem ei puudu teda, et ei kutsu ta lõunale, aga tegelikult tal on lihtsalt, see ongi ta nagu siuke töönägu või midagi siukest, et see ei ole mitte midagi halba või midagi siukest, et ma ei julge teha või midagi siukest, et sa lihtsalt küsidki, aga inimesed me eeldame juba, et kuule, ma ei hakka teda töötama, ta niikuinii ei taha tulla või midagi siukest, et me hästi palju eeldame, seepärast on human design ja need kaardid ongi nagu super nagu head, et kogu need, et ongi, et ära eelda, küsi ja selle oma minu sellest disainiga see kriitiline pool on ja siis teine pool on veel see, et mul on vaja teisi inimesi, et praegult ma olengi kuskil 2 aastat tegelikult suht nagu ma ise tunnen väga sellises, kuidas ütlen, taandarengus olnud, et ma ei ole praegult nagu seda heas energias olnud, on ju, et nüüd sellepärast ma siin Hispaanias see kõik ongi ülitore. Ja muideks just, et me filmime seda podcasti täna ju Hispaanias, et mis on nagu väga lahe. Täpselt, et üli mõnus nagu, et talveks nagu lihtsalt eemale tulla on ju, et mul oli ka koer autosse siia, et juhuse kombel viis siis trinuga kokku nagu elu ongi niimoodi. Ja elus ei ole juhuseid, et kõik tegelikult ikkagi juhtub mingi põhjusega, et kas me tahame seda põhjust vaadata või mitte. Jaa, et ma ise ka seda täiesti usun sellega, et juhuseid ei ole, on ju. Et siis ongi see taastumine kogu see periood ja siis ettevõtlusega, nüüd kui tuleb selle algse küsimuse juurde ettevõtlusega, et tegelikult
vaat see ongi nüüd see, mis mul selles podcastis ka mul üks sõber ütles, et vaata see podcastis ma ise ütlesin, et alguses, et see podcast ei ole mõeldud ainult ettevõtjatele, vaid ka ettevõtlikele inimestele, et tegelikult see ei ole ettevõtja. Seal on päris suur vahe, et mina ise olin pikalt Eestis Eesti ettevõtlike naiste assotsiatsioonis ja selle assotsiatsioonis on BPVW ülemaailmne organisatsioon ja selle organisatsiooni naiseks siis said sa siis, kui sa olid kas kuskil ametinaisena heal kohal või siis ise ettevõtja, et seal võis olla ka see, et kui sul on piisavalt ettevõtlikkust, siis sa juba saad sellesse ettevõtja energiasse. Täpselt, et see on hästi oluline. Sealt saab asi alguse ju tegelikult, sellest saab asi alguse, et kui me oleme ettevõtlikud, siis järelikult me liigume mingis mõttes ettevõtte suunas, kui me tahame. Ja teinekord on ka see, et sa ei peagi hakkama ettevõtjaks, sa oledki terve elu ettevõtlik, vaata, et selles, et see no ja vaata, point oli sellele, et lihtsalt mina olin ka endale ära defineerinud, et kuna ma seda podcasti teen, ma pean olema ettevõtja. Aga siis mu sõber ja, et siis mu sõber, kuule, aga sa ei pea olema, sa võid minna ka tööle ja olla ettevõtlik, et sa ise ka seda kogu aeg kordad, aga mina ise olin ära tituleerinud kuidagi, et ma pean olema ettevõtja ja siis mul ei olnud muud pääsu. Ja, täpselt, ja siis ma olin siuke, no sellel ajal ma tegin startup'e, siis olid läbipõlemised ja kõik asjad, aga minu ettevõtja, oligi see, et mul oli mingi ettevõte oli ju pikemalt olemas, aga need lihtsalt nagu riiulifirmad seisid, aga tegelikult siuke tõeline ettevõtluskogemus hakkas vist 2015-2016 aasta, siis kui oligi see, et ma hakkasin startup'i tegema, vaata. Et leidsin ühe startup'i, tegime seda 2019 aastani ja sellel ajal ma tegin ka Hakkame tegutsema, alustasin 2018 niimoodi, sellepärast, et siis mul oli sama probleem, oligi see, et miks ma podcasti üldse alustasin, oli see, et mul ei olnud ümber inimesi, kes oleksid piisavalt ettevõtlikud või ettevõtjad. Ja see on tüüpiline probleem nii alustavatel ettevõtjatel kui ka tegelikult edasi jõudnutel, et ümbritseda ennast nende inimestega, kes on sinu masti või sinu energias, sinu mõngetega ja nad on nende ambitsioonikus ja kõik see, mis sealt nagu välja tuleb, et tihti on päris raske leida selliseid. Ei, on meeletult raske on, et selles väga raske on, väga raske. Ja mitte sellised, kes sind hukka mõistavad, vaid kes kaasa mõistavad. Et mitte, ja seal on nüüd see ka vahe, ma räägin ka seda, et mul on näiteks praegult me oleme, no minu uus suund on, ma ei ole kuskil seda välja veel löötud, aga ongi see, et on, mis ma ka sinuga arvasin, ettevõtete ostmine ja siuke asi. Ja näiteks, et minusugune ei saa minna ettevõtet ostma. Sellepärast, et ma olen metsikult naiivne, ma olen rämedalt positiivne, mul on igasugune, et selles mõttes, et lähme lendame sinna peale. Täpselt, et teeme, et minusugune on selle mõttes hea just nagu ongi see, et mul on mõtteid palju, aga 100 mõttest on 2 võib-olla siuksed väga head, vaata executive'ivad. Aga minu kõrval peab olema, mul on näiteks sõber Raigo, kes on siis 20 aastat finantssektoris olnud, kes on maailma kuradi minu jaoks kõige konservatiivsem inimene just nagu sellega, et tema nagu, no tema ongi see, et ma räägin talle 100 ideed, tema tõmbab 99 maha, vaata, ja ta ütleb ka põhjused, miks ta need maha tõmbab ja need on super head, sellepärast, et see hoiabki mind nagu maada, et tema on minu jaoks inimene, keda ma finantsides usaldan nagu põhimõtteliselt 99%, et kui mul mingi finantsalane asi on, ma annan talle, ma tean, et esiteks ta mõtleb minuga kaasa, ta ei mõista hukka, mind vahet ei ole, mis see tegevus on, ta ei tule mulle ütlema, kuule, see on väga halb idee, mina seda mitte mingil ei teeks, ta lihtsalt ütleb sulle finantsides ei tasu ära. Ja siis ma uurin, et ta ei mõista mind hukka kui inimesena ega selle tegutsema, vaid lihtsalt ütleb mulle fakti, et kuule, ma näen see on probleemid, et on siukest inimest on vaja, et nagu ma ütlesingi, et mina ühtegi tehingut ilma temata ei tee, vaata. Puhtalt sellepärast, et tema vaatab numbreid, tema vaatab ilma emotsioonideta ja meil oligi siin üks ettevõte, meil on 2 partnerit veel seal juures on ju rootslased ja üks rootslane tõigi siin ühe Eesti ettevõttena, kuule, et võib-olla ostame selle ära, on ju, siis Raigo tegi sellele finantsanalüüsi, emotsioonid, ütles ei, mitte mingil juhul, see on nii volatiilne ettevõte, seda ei saa osta. Rootslane tundis omanikku, on ju, tema ütles, kuule, see on ju ülihea firma ja midagi. Noh, et temal on emotsioonid mängus seal, vaata, et hoopis teine värk on ju, see oli hästi põnev, aga sellega me liikusime edasi, et seal olid muud asjad, aga see dünaamika töötas nagu super hästi, vaata. Ja ma ütlesingi, Raigo ongi konservatiivne, see on tema töö ja see on sellepärast me teemegi temaga koostööd, et ma tean, et sealt ei tule mingisugust emotsioonide põhiseid asju, vaid ongi, mina olen see, kes läheb emotsioonidega täiega sisse ja siis ongi see, et ettevõtet ei ole veel ostetudki ja mul on juba kuradi aastaplaan tehtud, mis kõik seal muuta tuleb, et seal, ma rutan täiega ette ja ma hakkan juba fantaseerima, kuidas selle asju teha, on ju, et selles ma olen hea, on ju, aga jälle ma liigun liiga ette, vaata teinekord.
et lihtsalt ma ütlen, et dünaamika, kuidas need Eesti inimestega töötavad, endal nagu üliolusid ja ülioluline leida endale sellised inimesed, kellega sa saad neid asju arutada, et see on nagu ongi, et see on nii keeruline, sellepärast, et kui ma ei tea, vanematele lähen, kuule, ma olen äkki ettevõtjaks, jumal hoiku, mis või sõpradega või mis iganes vaata. Et meie lähiringkonnas tavaliselt see sõbrad ja pere enamasti on need, kes naeravadki välja või ei toeta sind või ei saa asjast aru üldse või ongi teistes kohtades enda elus, et selle tõttu sul on vedanud, et sul on selline hea sõber siis, kes finantsmaailma valdab ja sinu emotsioone siis sind maa peale toob. Ei no meil on ka, me tunneme 10 aastat üksteist ja nüüd on see aasta, viimased mingi 3 kuud, 4 kuud, kui ma hakkasin meil ettevõtte ostus ja siis ma olen nagu hakanud rohkem suhtlema. Muidu ma olen lihtsalt nagu sõprustasandil ja niimoodi me käime väljas ja niisama, et siis me räägime lihtsalt niisama asjadest, aga nüüd me oleme näinud just selle ettevõtlustasandil, sest ma jälle, kuidas ma selle ettevõtte ostmise ideedeni ja sellele üldse mõõtsingi, et ma ei julgenud üldse neid mõtteid mõeldagi, et kuna ma ise nagu startupi müüsin maha, aga mitte kunagi, kuna mul finantsiline pool on praegult nagu suht nagu, mul ei ole nagu finantsi eriti midagi, ma olen ettevõtte olnud 5 aastat, on ju, nüüd selle viimase agentuuri sellega, ma olen kogu aeg siuke break even vaata ja natukene jääb üle ja niimoodi ma ei ole saavutanud sellist lävet, nüüd me iga kuu, iga aasta saab meeletud kasumid või niimoodi, et selle mõttes ma ikkagi jälle, ma olen küll ettevõtja, aga ma ei saa ennast kui nagu, kui öeldakse edukas ettevõtja, siis mõeldakse hästi palju raha ja sükest, ma ei saa sinna kategooriasse mitte mingil juhul panna, aga siis ma hakkasin kuulama USA podcast'e, kus see on siis ETA, on see siis Entrepreneurship Through Acquisition on selle nimi. Entrepreneurship Through Acquisition, ehk siis enamasti inimesed, kes siis on töötanud korporatiivmaailmades ja niimoodi ja siis on seal nagu raha kõrvale pandi, siis ostab ettevõtja niimoodi ja ma hakkasin seal podcast'e ja rohkem uurima ja üliäge see valdkond ja mulle hullult meeldib see, mis seal on, et see ei tähenda, et see kõik roosiline on, aga mind see kõnetab nagu tõsiselt ja siis sealt hakkas mõte tulema ja hakkasin neid USA lugusid kuulama, et mingi naisterahvas, tal oli ainukesena, mis ta enda nimel oli Honda CRV ja kõik ja lõpetas ülikooli ära ja siis ostis mingi 4-5 millise ettevõtte ostis ära ja nüüd ta on kasvatanud selle mingi 20 miljonilise käibeväärtusega mingi 5-6 aastaga ja kuidas ja miks ja midagi, hakkasid neid lugusid kuulama, loomulikult USA ja Eesti vahel ei saa mitte mingisugust korrelatsioone panna, et ärge mitte mingil juhul, et kui USA-s ostetakse mingi 0 sissemaksega ettevõte, see maailm töötab seal hoopis teistmoodi, laenud, rahad on hoopis Eestis sükest asja nagu, on ka võimalik, nüüd ma olen näinud, et mul sõber tegi, seesama Raigo, ta tegi mulle Exceli tabeli ettevõttest, mis teeb 70 miljonit käivet, selle varaline väärtus on kuskil 30 miljonit ja ta tegi Exceli tabeli, kuidas see ettevõtte ära osta 3 miljoniga. Et selle mõttes, et sul ei ole midagi rohkem vaja kui 3 miljonit ja nad on nõus müüma, vaata, kui nad on nõus müüma, et selles mõttes, et see 3 miljonit saada tegelikult see ei ole probleem, et selle mõttes sul on investorid ja need olemas ja selle sama ettevõtte põhjal, et kui see kasvab 4-5% aastas kasvab järgmised 5 aastat, siis 5 aasta lõpuks oli vist puhas kasum seal, kas oli 6 miljonit või midagi sihukest. Ja see on niimoodi, et sul on kõik plaanid juba tagasi makstud. Et selles mõttes, et ja see on kõik finantsilise baasil, see ei ole hüpoteetiline, see on hüpoteetiline, aga see ei ole see, et me oleme tõust võtnud need numbrid. Aga kui ta selle tabeli tegi, selle Exceli tegi, et mitte nüüd, kuule, lähme nüüd seda ostma, kindlasti mitte, aga lihtsalt see arvutuskäik, see mõtteviis ja see, kuidas on, et see läks hästi reaalseks ja hästi põnevaks, kuule, okei, et come on, et kui sa ostad nii suure ettevõtte ära, et selle kohta mulle teine sõber ütles, et kuule, ära mitte kunagi alahinda oma persekeeramise oskust, et sa võid selle ära osta, sa võid selle põhja aga selleks sa pead ikkagi väga dramaatilisi tegevusi tegema. Minu meelest just Liina Vetik jagas ajakirjas enda lugu, kuidas ta päris isalt mitme miljonise käibega ettevõtte ja siis mõne aja pärast polnud seal enam midagi. Et see on see tüüpiline lotovõitja sündroom, et saan miljonäriks, aga järgmisel päeval olen vaesem kui enne. Ja, et ma ütlen, jällegi see ja sellepärast ma ise nagu tahangi seda valdkonda ka rohkem uurima minna ja kas see on sinu uus valdkond? Ja see on uus suund, mida ma praegult nagu rohkem olen ja tahan ka podcast'e tegema hakata, ma juba siin on, aga selle podcast'iga on tunduvalt keerulisem kui eelmise podcast'iga, sest külalisi saada on mitu korda raskem, sest need inimesed ei taha väga rääkida. Ma olen Soomest, Rootsist, Norrast, Taanist on ju siin kuskil 70-80 inimest approachinud, nendest 4 on vastanud, üleüldse vastanud 4. Mitte nagu sulle podcast'i jah öelnud, vastanud ja siis nendega, täpselt, et ma
saan aru, et okei, et see päris sellise kiirusel ei lähe, aga ma juba tean, kui esimesed osad on tehtud, siis ma saan soovitusi küsida ja mul on juba sellest on, aga jälle see on siis kindlasti inglise keeles? jah, kindlasti. Et see on ka üks muutus, mis ma ise näen sellest hakkame tegutsemast, et midagi peab muutuma, et on rahvusvahelisemaks vaata. See tundub, et nagu paljude missioon või visioon vähemalt selles vanuses, kus meie umbes oleme või sellele generatsioonile, et liikuda siis rahvusvaheliseks ja teha siis äri kuskil mujal. No see on üks, aga lihtsalt teine on ka see, et ma tahan ise nagu ehitada ka rahvusvahelist võrgustikku just selles suhtes, et oleme ausad, Eesti on tore, aga see on ikkagi väike. No see on ikka väike, jah. Et selles suhtes, et 1,3 miljonit on ikka väga väike. Ja täpselt, et selles suhtes väga raske on, pluss jälle mitte midagi jälle meie kauni kodukese selle kohta öelda, aga oleme ausad, paljud eestlased on ikka äärmiselt pessimistlikud ja nad ei mõtle suurelt, Et selle mõttes, et leida neid inimesi, kes niimoodi suurelt mõtlevad ja teevad ja niimoodi, et neid on ikkagi suht, kahjuks on vähe neid, aga sellepärast ongi see podcast, mis sina teed ja kõik teised podcastid, nad ongi selleks, et inspireerida ja maailmavaadet suurendada. Inspireerida rohkem suuremalt mõtlema, sest isegi kui sa mõtled suurelt, sul see unistus täitub teinekord veel suuremana, kui sa oskasid mõelda. Või siis ta täitub väiksemalt, aga täitub rohkem, kui sa ei unista mitte midagi, vaata. Et selle mõttes, et minu jaoks ongi see, et kas näiteks, et ma mõtlen seda, kuidas 1000 eurot kuus teenida või 1 000 000 eurot kuus teenida, aega võtab see sama palju. Aga kui ma, miljonit ma ei teeni, aga ma teenin 10 000, siis on ju, ma olen ikkagi plussis, et selles suhtes, et kuidas see mulle haiget teeb seda, et ma mõtlen nagu suuremalt, vaata. Et selles suhtes, et nagu ma panen selle aja sinna samamoodi sisse ju, et kas ma mõtlen, kuidas ma nüüd õhtul või kuidas ma nüüd homme saan 50 eurot või kuidas ma homme saan 500 eurot, mõtteprotsess on ikkagi ju sarnane, võib-olla ma ei suuda ette kujutada, kus ma selle 500 eurot saan, aga kui sa juba suudad, kus sa 50 eurot saada, siis võib-olla, tõstame, kuidas 100 või 200 eurot saada, võib-olla sa ei saa seda, aga sa saad 75 eurot. Et selles mõttes, et äkki see viib järgmistele nagu mõtetele. Progress on anyways ehk ikkagi ja siis edasiliikumine on ju olemas. No täpselt, et selleks on ka see on juba väga vana raamat, aga minu arust oli The Magic of Thinking Big on näiteks see, et väga jälle siuksed lihtsad asjad, aga ongi see, et kui ma aega panen niikuinii sisse nagu sama palju tegelikult. Et lihtsalt mõtle suuremalt natukene ja vaata, mis juhtub, aga see ei tähenda nüüd, et ühe korra mõtled, mitte midagi ei juhtunud, et siis ei tööta, et see ei tule ühe korraga, ei tule mitte. Et see tegevused ei juhtu ühe korraga, vaata, et see. Siin ongi seda järjepüsivust vaja ja distsipliini, et mina just hiljuti õppisin, ma kolisin 1,5 aastat tagasi Hispaaniasse ja ma hakkasin, siis kui ma siia jõudsin, hakkasin õppima hispaania keelt ja ma õppisin praeguseks 525 päeva järjest iga päev hispaania keelt ja nüüd üleeile ma otsustasin, et ma enam ei õpi ja hakkasin hoopiski tegelema siis enda sportliku aktiivsusega ehk minu eesmärgiks on siis see, et ma saaksin enda ringikesed kellal täis ja panen siis nüüd selle eesmärgi, et olen rohkem sportlikum ja mitut asja korraga on keeruline teha. Tegelikult ei ole vahepeal, aga kui neid on liiga palju, neid väikseid asju, siis tekib see ikkagi, et üleküllus ja kormatus ning jätkan nüüd sellega, et lõpetasin praeguseks hispaania keele õppimise. Hispaania keel on enam-vähem juba selge, saab asjad ära aetud, nii et nüüd võtangi ette selle, et olla rohkem aktiivne. Siit tuleb mul kohe küsimus, et millised on sinu rutiinid? Vaat nüüd ongi, need viimased 1,5 aastat on need rutiinid läinud suht nagu laisaks. Laisaks, jah. Sellepärast ma võtsingi selle kehalise aktiivsuse ette ja tervisliku toitumise. Et mul oli enda siin tervisega niimoodi natukene mingid asjad ei taastunud nii kiiresti oli, siis ma põhimõtteliselt ongi 1,5 aastat ei saanud trenni teha. Ja siis ongi see, et tegelikult ma oleks saanud, aga kui juba mingi paar kuudi teinud, siis enam ei viitsinud ja siis tulid vabandused, et tead, et ma tegin crossfit'e hästi palju ja siis mõtlesin, et ma ei jõua seal ja siis ma ei lähe sinna, siis ongi, siis läks juba 1 kuu, läks 2 kuu, läks 3 kuu ja nii need kuud on läinud, siis tuli jälle mingi, siis tuli see ja nüüd on ka, nüüd ma siin Hispaanias olen saanud nagu väga hea nagu rütmi peale jälle.
ja rutiinid, noh, selle mõttes mul on nagu hommikused rutiinid on suht nagu standardsed praegu, et kuna mul on koer, siis seal ei ole mitte midagi muud, kui ta äratab 6-7 ajal üles ja siis on väljaminek kohe nagu, et ja siis on hommikused need. Ja sa jalutad päris pikalt ju, sa ütlesid, et... Ja, me teeme iga päev... Tunde? Ja, 3-4 tundi. 3-4 tundi, väga võimast, nii palju. Kokku ja kuskil niimoodi, et ta on labrador ka, et seal ei ole muud võimalust, et selle suhtes temaga lühemad siis on, siis tal on lihtsalt energiat nii palju, mis on ka tore, aga siin on ka hea, et meil on need teised koorad siin Hispaanias on rohkem, et anyway, sellega hakkab pihta ja siis ma kindlasti nüüd on see, et päevas peab tegema ühe trenni ja siis on nii-öelda ka see, mul on olemas selline asi nagu see šaktimatt, mis on siuke nagadega matt, siuke hästi tore, et selle peal nagu kindlasti lebada mingisugune iga päev pool tundi, et see on siuke nagu nõelravi, ütleme niimoodi. Ja ma tean, nagu mul on ka see matt olnud kodus, et ma ergonoomika asju olen kõiki katsetanud ja trenni asju. Et see matt, kui ma autoga reisin, see käib mul igal pool kaasas. Et sellepärast see on kõige parem taastumisvahend, mis ma olen, kui ma crossfiti tegin ja peale crossfiti, kas siis õhtuti või päeval, kuna iganes peale seda trenni, selle matiga mingi pool tundi vähemalt olin, järgmine päev lihasvalus ja mitte midagi polnud, panin nagu ei oleski trennis käinud. Et see oli nagu super hea. Mul oli see, aga mina talle nagu väga suurt rakendust ei leidnud, et ma mõned korrad nagu proovisin, aga kuidagi jäi seisma, et ilmselt paljudel seisab see kodus, et võtke välja. Ja, et mul oli niimoodi, et see on, tegelikult on päris valus alustada, et see on ikka päris valus, aga... Kas sa oled nagu riietega või ilma? Ikka naha peal? Jah, naha peal, aga selleks läks mul mingisugune paar nädalat aega, sest vist kohe ei anna. See on päris, ma ei ole vist kõige kergem ka, et mul on need nagad vajuvad kõik mu sisse ära vaata niimoodi, et sellepärast oli ikka päris palju, aga mul on siuke õhuke särk, et siis ma sellega nagu olin, see nagu ära ei rikkunud, et nagu auku ei teinud, aga mul läks jah kuskil iga päev mingisugune, ütleme kannatus või võib-olla esimesed 5 minutit oled ära, siis enam ei tunne neid nagasid. Siis läheb mõnusaks, siis läheb nagu veri käima ja niimoodi, aga kuskil nädal aega ja siis ta selles suhtes on juba siuke suht nagu lihtne, siis mina kasutan selja peal rohkem ja siis on see, et ma panen ta maha ja käin selle peal ringi ka. Ja palja. Aga see, kui ma selja peal, ma ütlen ausalt, crossfiti ja siukeste jõutõstmiste ja kõik, mis asjad trennid, palun proovige niimoodi, et peale trenni ja tehke seda 2 nädalat ja vaadake, minul läksid kõik lihase asjad nagu, ma ei saa öelda, et üldse ei tundnud, aga ikkagi see valu või see lihasvalu läks 60-70% kindlasti ära, et oli nagu ülimõnus, eriti enne magaminekut, viskab pikali, loed raamatut ja siis paned matki ära ja siis sa magad selga mõnus soe ja niimoodi ja need lihasvalud on ka kõik nagu käinud, kui oled korraliku trenni teinud ja selle jaoks oli ja mitu minutit sa ütlesid? Ma olen kuskil pool tundi kuskil igapäevaselt siis kasutasid seda. Et siiamaani, et selle mõttes mul on siiamaani, ma praegu ka, kui ma siuksed nagu hulle jõutrenne ei tee, ma jooksen aeroobikat, sest ma tean, et kui ma nüüd Eestis tagasi lähen aprillikuu jooksul, siis ma lähen kohe CrossFiti tagasi. Et see on ettevõtjatele minu meelest kõige parem trenn, et see on superäge trenn. No seal saab möölata. et oled teinud seda... Ja olen küll, et siin Hispaanias on ka CrossFit hästi populaarne ja siin on väga palju kohti, et siin enda spordikeskuses olen käinud ja. Super. Aga see oli päris raske on see, et... Ei, see on raske, aga see on super mõnus, mulle hullult meeldib, et ja miks ta mulle meeldib, ongi see, et mitte kunagi sa ei tea, mis kava seal on. Ei tea, ja täpselt, ja iga kord, kus sa seda kava näed ja loed, siis hakkad kiruma, miks ma tulin. Ja siis, kui sa ära lõpetad, siis kuradi mõnus oli homme jälle. Et selletas see oli nagu super äge ja see on just selles, et ma just ütlen ettevõtlikele ja nendele, sest sa vaatad seda kava alguses ja ütled, kurat, seda ma täna ära ei tee. Ja sa teed selle ära, siis ütled, kuradi mõnus. Ja see on täpselt nagu ettevõtja elu, sellepärast, et sul tuleb mingi jama. Täpselt, seda ma ära ei tee, aga siis sa teed selle ära ja lähed edasi. Täpselt, et aga rohkem on siukseid nagu kindlaid nagu praegult ma ehitan jälle seda, sest ma olen sinuga 100% nõus, sa ei saa võtta endale näiteks mediteerimise, keeleõppe ja siis mingi need 3 asja kõik korraga sa teed, sa ei suuda seda ja mis ma olen hästi tugeva ka nagu tänulikkuse poolt nagu teinud, et nüüd ma pole vist mingi 4-5 kuud ka korralikult tänulikkuse päevikud kirjutanud, aga mul on muidu neid päevikuid mingisugune 10 või niimoodi, et ma kirjutasin ikka 3-4 aastat järjest iga hommiku, mille eest ma tänulik olen ja mis ma sealt selle tänulikkuse, me õpitasime ka kuidas seda tänulikkust ja kõike seda järjepidevust treenida, et 3 kuud on see aeg, kui sa pead midagi tegema
ja kui sa 3 kuud teed, et siis kuskil kas poole peal paned ühe asja juurde, et 1,5 kuud sa teed mingit ühte asja ja siis, kui sulle see meeldib ja naudid seda, siis sa paned võib-olla ühe mingi väikse asja sinna juurde ja siis sa niimoodi väikselt ehitad, ma nägime seda, nagu see töötas nagu super hästi. Sa ei saa koormata ennast üle, et muidu sa oled lihtsalt kõikide asjade alla, sa ei taha mitte midagi teha. Ja siis on ka see probleem, et kui sa üks päev neid asju ei tee, siis sa hakkad ise endale selle negatiivselt, näe, nüüd ma ei teinudki neid asju ära, sul on mingi ootused nii suured juba enda peale ja niimoodi, et see on hästi jube, et siis tuleb tegelikult öelda selge, okei, täna ei teinud, aga siis teen homme vaata, et lähed edasi. Ja see iseenda suurim kriitik tihtipeale oled sa ise. Ma tean, et minul on 18 ja sinul on 18 selles Human Designis aktivatsioon olemas, mis on just see koht ja see on päris karm tihti. Minul on see elurõõmu pool ka seal olemas, et sina siis pead seda väljast poolt endale looma. Ja, et sellepärast ongi just teised inimesed ja aitavad seda rõõmu näha rohkem, et muidu jääd väga negatiivsusesse kinni. Aga teiselt on selle pluss see, et sa oled väga suur parendaja, et sa näed asjades küll vigu, aga see tekitab sus sooviga kohe arendada ja paremaks asju muuta. Ehk mina olen kasutanud seda enda töötervishoiu töös ära, et ma lähengi ettevõttesse, näen, et viga on seal, teen pärast protokolli see riskanalüüsi, mis iganes, et asju paremaks muuta. Et see on jälle see kingituse pool. Väga äge. Ja ettevõtjal on seda vaja, meil on vaja alati ju midagi paremaks muuta, kas enda ettevõttes või siis endas. No täpselt. Ja alati küsimus, jälle, kuidas ma ütlen, et see on see, mis ma ettevõtete ostu puhul nagu olen just, et sa ei peagi alati sisse minema kõik asju, kindlasti on see, et seal öeldakse, et ära mine kohe kõiki asju muutma. Et kui sa ostad ära töötava süsteemi, siis ei ole mõtet minna seda lõhkuma. Et pigem ikka vaata, mis seal on, vaata, et sa ikka nagu ettevõtjatena, mul on sama, et praegu see sama nagu selle grupi, ongi Raigoga olengi arutanud, siis ta ütleb, kuule, et sul on selline tunne, et sa tahad kohe sisse minna sinna kõik, et kõigepealt ikkagi 3-4 kuud tuleb vaadata, mis seal töötab, kuidas see töötab, kui jah, seal on niimoodi, et ettevõttel ei ole kodulehte, okei, me teeme selle kodulehe on ju või midagi, aga sa ei lähe seda sinna nagu kohe nagu muutma selle, ja täpselt, et või isegi näiteks USAs oli see sama, see üks naisterahvas, kes see Honda CR-V oli niimoodi, et ta rääkis oma seda kogemust, et kui ta selle ettevõtte ära ostis, ta vaatas, et seal on need telefoniliinid olid seal, ta ostis ära tehase, mis toodab kanamunakarpe, ja siis see karpe on täiesti nagu jälle, kuidas ta täpselt on, aga siis ta nägi, et see süsteem, seal telefonisüsteem oli seal jumala crazy on ju, ja siis ta mingi teisel nädalal vist ütles, et kuule, vahetame telefonisüsteemi välja on ju, ja probleem oli see, kui ta hakkas telefonisüsteemi välja vahetama, siis need juhtmetega seal midagi juhtus, nädal aega selle ettevõtte telefoniliinid ei töödanud ja siis mõtleme siis nagu nende partnerid mõtlesid, osteti ettevõtte ära, nädal aega ta oli ja siis nädal aega täiesti vaikus, mitte keegi, mitte kuidagi nagu kedagi ühendust ei saa on ju ja midagi toimus, et kas on nagu pankrot ja midagi sihukest on ju, no saad aru, mis ärevust see võis tekitada ja sihukest asja, et see on jälle, et isegi sihuke süsteem näis nagu vana, täpselt on ju, et siis tulebki nagu vaadata ja mõelda need asjad nagu läbi planeerida, et mis on, ma ütlen siuksed hästi elementaarsed asjad, näiteks siin see oligi üks valdkonna ettevõte, mida me mõtlesime ka nagu uurida, et mul üks sõber tegi seal selle testi, et kirjutas neile, kuulge, ma tahan sellist asju tellida on ju, talle saadeti see tellimis see asi ära vaata, aga talle näiteks 2 nädala jooksul tehti 0 follow-up'i või 0 korda nagu uuriti, kuule, kas sai kätte või niimoodi, et see on jälle mingi siuke lihtne asi, mida saab ära muuta vaata, et kuule, näed, et kui keegi tahab midagi tellida, siis ütleme 3 päeva hiljem, kui me pakkumist saadame ka nagu follow-up'i näiteks, see on siuke mingi lihtsalt, sa ei muuda seda kogu süsteemi või sa ei võta midagi katki, aga sa teed mingi siukse lihtsa liigutuse. Täpselt, ja see võib tuua mingisugune lihtsalt mingi lisamüüki võib-olla mingi 10% rohkem, no mis on nii suurt taheti vaata ja sa tood 10% nagu mitte kuskilt ei tule vaata, et selle võttes mingid siuksed väiksed asjad ma näen, aga see, et sa nüüd lähed kohe sinna, kuule, me laseme selle lahti, ma näen, et seda teha, et selliste asjade eest nagu tuleb nagu kindlasti mitte nagu, näed seda igal pool vaata, et võta rahulikult samm-sammult ja isegi kui sa tahad hakata päästma ja kõik asju sa teha, siis kõigepealt vaatame, mis siin üldse toimub, mis siin üldse on, et sa ei saa hakata, kui sul neid teadmisi ei ole, mis seal ettevõttes toimub täpselt, või kui sa oskadki mingi ettevõtte ära, kus sa täpselt tead, mis seal toimub, et sa oled juba nagu,
siis on teine asi vaata, aga lihtsalt ma ütlen, et inimestel tuleb olla hästi ettevaatlik selle ja päästmiskompleksi ja kõige sellega, et see on ka, minu meelest see oli Ants Rootslane ka rääkis sellest, et see päästekompleks. No päästja, agressor, ohver, kolmnurk on tore. Me kindlasti igaüks oleme sinna sattunud täpselt. Ja sealt on lihtsalt vaja välja astuda. Jah, täpselt, et no jällegi, kõik asjad on omad plussid, omad need, aga tuleb nagu valida, mitte et me kõik nagu nii, jälle, me ütleme, me ei tee vigu, vaid me katsetame, et mõni katsetus läheb hästi, mõni mitte, et see on elu, no. Et siis on jälle asju, mida rääkida nagu, et selle, sul oli samamoodi, mis sa mul siin rääkisid selle Hispaania maakleriga, see oli katsetus teil, et nüüd on katsetus tehtud, kogemus käes. Täpselt on ja sellest on, ja see lugu on üliäge, mida sa saad rääkida, saad jagada, saad Eestiga ja see nüüd ei tähenda, et sa enam üldse kunagi nagu maakleritega ei taha koostööd teha või vastupidi, mis iganes, aga see oli katsetus ja järgmine kord sa tead paremini, et ma proovin teistmoodi vaata, et see on jälle õpetused ja minu meelest see ongi nagu äge. Suur õppetund ja me õpime siin kogu aeg. No täpselt, no. Ja me pole rääkinud ühest teemast, mis on sinuga kaasas käinud viimased aastad ja see märksõna on LinkedIn. No vaat siis. Et kuidas sa jõudsid selleni? LinkedIn, kui ma startupi alustasin, siis me kasutasime LinkedIni nagu oma startupi sa ütlesid, et sa alustasid 2015 ettevõtlusteekond. Tegelikult mina alustasin samamoodi ja sellel aastal saab minu ettevõte just veebruarikuus 10 aastaseks. No väga äge, väga vähesed peavad vastu 10 aastat. Jah, tõsi. Ja need, kes ka veel raha teenivad, see on hoopis teine asi veel. Need on nii erineva kategooriad, see, mis ennem jäigi nagu veel selle ettevõtluse asja puhul, et see, et sa oled nüüd ettevõtja, ei tähenda nüüd, et see, et sul on mingi finantsvabadus või mingi siukeste, et sinna jõuavad tegelikult väga-väga vähesed, nagu ütlen, mina olen ise enda agentuuri teinud ka, on ju, nüüd 5 aasta jookseb, on ju. Mõned aastad on väga positiivne, eelmine aasta oli niuke 0 aasta nagu täiesti siuke täitsa crazy, aga see oli majanduselt, on ju. Jällegi see on hea vabandus, mida tuua, et majandus tegelikult oli minu enda taga vaata, et ma olin ise rohkem audis ja nüüd ma jälle tundsin seda nii-öelda mõju vaata ja see oleneb ka, mida sa teed ja kuidas sa teed, et selle mõttes, et ma ütlen, see ettevõtja on ka, kuidas ma ütlen, et see tundub siuke äge ja tore, aga jälle kõik ei ole selleks valmis ja siis vastupidi on ka see, et tegelikult rohkem inimesed on tegelikult rohkem valmis ettevõtjaks, kui nad ise arvavad seda, sest ühte inimest vein siin 2 aastat, et hakkaks ettevõtjaks, seda on fantastiline selles, et aga lihtsalt... siis ütles jah, et ikkagi hakkab jah. Jaa, et nüüd ta on ja nüüd ta tänab nagu, et kuule super äge, et ta saab tal rohkem vabadust, aga point on see, et ta on ka siuke naisterahvad, kes on perfektsionist, et ta alati arvab, et keegi on parem ja ma ei tea ja ma ei julge, et see on nagu mõlemapoolne, mõni inimene ei ole üldse valmis nagu ettevõtjaks ja niimoodi, nad alustavad, see ongi see, mis ma oma podcastis tegelikult ka õppisin, et päris paljud ettevõtjad on hakanud ettevõtjaks sellepärast, et ei ole muud valikut olnud, sellepärast, et nad on sunnitud ja siis ongi see probleem tekkinud, et nad, kui ma küsin, okei, mis su visioon selle ettevõttega, ma ei tea, ta pole mõelnudki nende peale, sest ta ei tea, kes on üldse ettevõtja, sest tal ei ole muud võimalikku alustada ettevõtjaks ja ettevõtja ongi, ma ostan ja ma müün, ma pakun teenust ja sihukest asja, aga tegelikult, kes on ettevõtja, minu jaoks on ikkagi ettevõtja see, et kui mina lähen näiteks oma ettevõttest ära, siis see ettevõte ei sure koos minuga, et mina tahan sellist ehitada, vaata, see ei tähenda, et ta praegu on sihuke, aga see on minu visioon, et ma tahan niimoodi autonoomselt, et see on minu jaoks ettevõtja ikkagi see, kus sa saad oma ettevõttest eemale astuda ja see liigub samamoodi edasi, mitte ta ei sure ära. Kuidas siis ehitada seda? Tänapäeval on ju väga populaarne persooni bränd, millest me kõik räägime ja tahame enda persooni brändi ehitada võimalikult autentseks ja suureks ja milleks iganes, aga kui me oleme samas ka ettevõtjad ja kuidas see siis toimib, mis on sinu nägemus? No vaata, see ongi, mul on nagu sellest, et ma räägin oma nägemust, aga see ei tähenda, et see on nüüd õige, sellepärast, et ma ei ole ise ehitanud sükast asja veel, vaata, et siis ma nagu selles suhtes, et hüpotiseerin, ütleme osaliselt. Aga mida ma ise nagu hästi palju nagu praegu olen jälginud, et kui ma alustasin oma agentuuriga, siis ikkagi kõik kliendid alguses tulid ikkagi minu pärast, et mina rääkisin, mina käisin, esinesin niimoodi. Praegult mitte, et mul on ikka ettevõte väga väike, aga praegult on see, et ma ei tõsta enam esile iseennast, vaid ettevõtte nime, vaata. Ja see ongi see, et ma proovin nagu iseennast eraldada sellest ettevõttest, et me käime niikuinii kaasas, aga näiteks kui ma teen nüüd koolitusi, kui ma teen kirju ja neid kirjutan, et näed, mitte et mina teen, vaid B2B growth, et see ettevõte teeb sihukest asju, me pakume selliseid teenuseid, et ennem oli see, et mina teen ja mina teen ja mina teen ja ma proovin seda nagu lahku lüüa, aga samas oma persoonibrändiga ma ikkagi tegelen, sest ma ise nagu, mulle väga meeldib Simon Sineku nagu selle ütles tema enda definitsioon, et ta ütles, ta on optimist
optimistlik ettevõtja, et sa võid olla ükskõik, kas olla raamatupidaja valdkonnas olla, kas sa võid mööbli ehitada, vahet ei ole, et sa oled optimistlik ettevõtja, mulle see väga meeldib. Et ta just ütles, et selles suhtes, et siis sa ei ole kuhugi nagu seotud vaata mingi valdkonnaga, see, et sina oled on ju ohutustehnikas ja selle ergonoomiliste ja nende kaitsevahenditega, see nüüd ei tähenda, et sa ei või hakata kinnisvaramaakeriks näiteks kuskil, et sa oled ikkagi ettevõtja, aga sul need teised businessid ikka veel tegutsevad vaata ja toimetavad. Minul ongi hästi palju tegevusvaldkondi. No täpselt on ju. Et mulle see nagu meeldib, et see ei ole, ja minu meelest see on ettevõtja, et ettevõtja ei ole see, et sul on nüüd ettevõte ja sa töötad seal 24/7, et siis sa ei ole ettevõtja, siis sa oled loonud endale toreda töökoha, vaata. Aga nüüd küsimus ongi see, et mitte, et sa vale oleks, küsimus on see, et mida, noh, et kui sa teadlikult oled seda ehitanud, aga mul ongi see, mis ma seal podcastis õppisin, mis ma nüüd ettevõtjatega rääkinud olen, et ma saan aru, et paljud ei ole enda jaoks ära defineerinud, mina kui ettevõtja, kes ma tahan olla, vaata. Kes ma siis olen lõpuks? Täpselt on ju, ja millist ettevõtet ma tahan ehitada. Et sellepärast mul on üks sõbranna, kes on, noh, ei ta mu tuttav, me ei ole tükk aega rääkinud, on ju, ma sain temaga 2 aastat tagasi tuttavaks, et ta aasta käive on minu meelest mingi 500 või 600 000 ettevõttel, ta on üksinda, ta on puhtalt tema enda puhas kasum ja tal on väga hea töökoht, noh. Aga ta ei skaleeri seda ettevõtet, ta ei tee, tal on mingisugune 3, 4 või 5 klienti. Tal ei ole vaja. Tal ei ole rohkem vaja ja ta ei taha ehitada sellest mingit agentuuri, ta ei taha teisi inimesi hetkel endale mingi allus, mitte midagi, talle see meeldib. Oleme ausad, super äge, noh. Et aastas 500 000 nagu teenib ja see on puhtalt tema enda nagu raha vaata, mis ta teeb. Aga see on ka tema teadmised, et on ju ja tema ei tahagi nagu teha, see on super. Aga näiteks mina näiteks olen mõelnud, ma tahan, et mul oleks nagu ettevõte, kus on nagu süsteemid, kus on teised, ma saan skaleerida vaata, ma ei ole suutnud seda niimoodi ehitada veel, aga sellepärast mulle hakkaski rohkem ja rohkem see ettevõtete ostmise teema kogu aeg meeldima, sellepärast et ma tunnen, et ma saan seda oma kogemusi, mis praegu on, minna kuhugi ettevõttesse, kus on ehitatud super äge see nii-öelda mudel, et see töötab, raha tuleb sisse, et sellega minul on alati olnud ikkagi kõige paremad on ju oskusega, aga ma tean, et ma suudan nagu innovatsiooni selle LinkedIni poolega nendega, no ikka 90% ettevõtted aidata, ma tean seda ja mingisugused sisse sinna tuua, pluss mis mul see Raigoga ongi, et mis nagu minu siuke suur tugevus ongi, et kuna ma räägin hästi palju inimestega, siis tutvusvõrgustikus on ka väga palju erinevaid inimesi, et kui ma midagi kuhugi lähen, ma juba tegelikult peas kuule, aga võib-olla see inimene sobiks meile sinna selleks ja selleks, et mul on see connect, noh, ma suudan neid connectida mingeid täppe inimesi. Nagu õigetes kohtades ja see viib sind edasi. Täpselt, et see pool on, et seda ma nagu vaatan, et see oligi, noh, et kui me Raigoga rääkisime, siis ta ka imestab, et näe jälle, et ongi, mina tegin ta tuttavaks selle ühe Rootsi inimesega, kellega sai mina tuttavaks üldse LinkedIni kaudu mingi 4 aastat tagasi ja me oleme suhet ehitanud ja siis see Rootsi inimene Joonas, tema viis kokku siis Robertiga ja Robert, kuna see Robert on Joonase sõber, aga Robert on mingisuguse 200 miljonilise käibega ettevõtte tegevjuht olnud, kes tuli ära sealt ja praegult on tal see NDA niimoodi, et ei tohi kuskil töötada 2 aastat, talle makstakse sama palka, mis enne, mis on eriti äge Rootsis, aga tal on kodus igav, et ta tahab midagi teha ja siis me viisime otsad kokku, et ongi, noh, et see jälle sai minust nagu ühendus, mina läksin Joonasega, kuule ettevõtte ostu sellest, tema ütles, kuule, tal on sõber Robert, kes võtab selle asjaga, siis mina ütlesin, kuule, aga mul on sõber Raigo, kes nagu aitab finantsidega, sest teil on finantse vaja, vaata, et viisime nagu selle nagu grupi kokku, vaata, ja nüüd vaatame, mis me selle grupiga teha saame. Et me ei ole kunagi nagu ühes koostööd teinud, et kõik on nagu puhtalt nagu siuke jälle paar kõnet oleme teinud, on ju see aasta, aga dünaamika tegelikult nagu siuke inimestele nagu tundub nagu hetkel nagu hästi mõnusat ja enamus ettevõtted, keda me vaatame, nad ei suudaks mitte kunagi eales Raigot ega ka Robertit mitte kuidagi palgata. Mitte kuidagi, sest nende väärtus on nii suur, mis nad suudavad tuua, aga kui me saame jälle ise midagi ära osta, et see sünergia sealt tekib, et ma väga vaatan seda, et 1 + 1 ei ole 2, vaid on 11. 1 + 1 + 1 on 111. Et mulle väga meeldib neid sünergiaid mõelda ja vaadata, kuidas inimesed omavahel nagu kokku lähevad, sest 1 + 1 on 2, see on jama, noh, see on mõttetu. Et selle mõttes see on täitsa vale, noh, 1 + 1 peab olema 11 või 111 või suurem, et see ongi see, et kas sellest tuleb niimoodi, ma ei tea, aga me peame mõtlema niimoodi, et kuidas see mõtled suuremalt, et 1 + 1 on 11 või 111, siis su juba see ring on palju suurem ja siis see potentsiaal on suurem. Täpselt.
ja seda ongi vaja ja see ongi nüüd see koht, kus mina lähen selle jutuga peale, aga siis tuleb Raigo, kes sõidab sisse, kuule voo, et mina vaatan Exceli tabelit, see ei ole nii, vaata. 1 + 1 = 2. Täpselt, et kuule võta veel rahulikumat, on ju, aga ma olen Raigole näiteks seda ettevõtlusteemat mingisugune, no ongi, me oleme, kui me käisimegi, ütleme 10 aastat, mingi 7-8 aastat, me käisimegi mingid õhtutel lihtsalt väljas ja jutustamas, mis on siis mina räägin talle kogu aeg uusi ideid, mida ma proovin. Tema on see, kes on mugav pangatöötaja, ta vaatab äriettevõtte laene ja annab laene välja, niimoodi on nagu hästi palju, aga siis tema kuuleb ja vaatab, on ju, aga ma olen nagu 10 aastat talle seda ettevõtlusasja nagu rääkinud, sest ma tean, et temast saab super hea ettevõtja, aga ta on lihtsalt hästi konservatiivne, sest ta on 20 aastat panganduskogemus, tal on super finants nagu aistingut, ta teab, tal on endal väga suur laenuportfell, mida ta on välja andnud, on ju, ettevõtetele, tal on nagu sellised teadmised, aga ta hoiab ennast sellest tagasi, et aga ma ei ole kunagi nii palju inimesi juhtinud kui mingi 20 inimest või niimoodi, ma ei ole suurem, ma ei tea, kas ma hakkama saan, et tal on jälle need teised küljed, mis nagu ta tõmbab täiega tagasi, aga ma olen teda söötnud sisse, ei, tegelikult see on super hea ja no see ongi see, et igal inimesel on vaata mingid omad tugevused, et sinul on ühed tugevused ja temal on teised tugevused ja kui need 2 kokku panna, siis te saavutate hea tulemuse. 11, no täpselt, et 11 me toetame 11. No täpselt, et see mõte on, et jälle see on hüpotees, me vaatame, kus sellega läheb, kuidas läheb, et need sammud ei ole mingid siuksed kiired nagu päeva pealt, vaid need on ikkagi pool aastat ja aasta võtab aega ja kõike niimoodi, et aga see on jälle siuksed väiksed liikumised, et Titanic ka, et põhimõtteliselt või suurtel laevadel sa muudad seda suunda 0,5 kraadi, siis sa on juba sõidad hoopis teise kohta, vaata, et sa pead nagu seda pikemat versiooni, et ma olen ka muidu väga situ inimene, et ma tahaks, et kuradi eile oleks juba, ja täpselt, et kohe ja kõike no, täpselt, ja korraga. et mis mõttes ei saa mingisugune siukest ettevõtet osta, et kuule, et või ongi, vaatad ettevõtte väärtus, et 2,5 miljonit, okei, kuule, aga ostame ära, siis ma olen ise üleöö miljonär või midagi, no siukest asja ei ole, vaata, et see on nagu hullu maja, mis on tegelikult teha tuleb, aga mõtted jooksevad juba selles suunas, et jess, et kuule, mul on juba auto ostetud juba, et selles need käivad ja täpselt, aga me pole veel tehingutki ära teinud, no ma ei ole hullu, et selles need mõtted käivad, aga samas jälle seda ette kujutada kõike seda, jälle see on fun, vaata, et selles see paneb nagu siukse elu jälle jooksma, aga siis ongi jälle nagu me räägime need teised inimesed, kes kellega saad arutada, rääkida, aga ma ütlen, need peavad olema õiged inimesed, et sul on nagu arutada ja rääkida. Kas sul on enda ettevõtluskogemuses olnud ka mingisugust käkki, mis on just juhtunud selle tõttu, et sa oled olnud liiga kärsitu? No ja igasugust asja on olnud. Kogu aeg juhtub. Kogu aeg juhtub. No okei, no näiteks, et ongi, kui me tulime selle LinkedIn ja selle juurde tagasi, kuidas ma siia jõudsin, oligi see, et 2019 aastal me müüsime startupi maha ja siis mul üks sõber Ruslan ütles, kuule, aga sa oled selle LinkedIni poolega teguled, sa vaata, et Eestis keegi väga ei tegutse sellega ja lihtsalt jalutasime, mis ta rääkiski mulle seda, siis ma hakkasin uurima. Ja siis oligi nii, et ma vaatasin, et keegi tegutsenud Eestis sellega, et oli Ees ja Saua, natuke toimetas sellega, aga muidu oli nagu suht tühi maa. Nüüd tänapäeval on... Täna on juba neid päris palju, kes tituleerivad ennast tublideks. Ja nad on väga tublid, et selle mõttes, et me teeme mitmega koostööd ja kõik on nagu jumala super, on ju. Aga siis ei olnud neid nii palju. Ja siis ma hakkasingi võtma, ma olin mõned koolitused teinud, on ju, hakkasin rohkem tegutsema ja siis oligi, ma võtsin ühe ettevõttega ühendust, kuulge, et neil oli siuke, see oli katus, mina mäletan, et katus ettevõtteks sellepärast, et see ettevõte on mul klient olla ja aga neil on kliendid, kes võivad, kellega see on koostööd teha, et äkki saan nemad ka klientideks vaata. Ja siis ma läksin neile, ütlesin, kuulge, ma teen teile tasuta mingi poolteist tunnise koolituse, on ju, ja kõike siukest, siis ma tegin neile profiili need auditid ja kuidas need välja näiks. Ja siis oli see, et neil kõik meeldis ja siis ma läksin Tehnopoli ja tegin ka koolituse, aga siis oligi see, et see oli siuke avalik koolitus ja siis ma jätsin need slaidid, tõstsin kiiresti ümber, on ju, ja siis selle inimeste profiilid, kellele ma käisin selle ettevõttes nagu tegema, need jäid mul sisse ja siis ma ütlesin, näe, need on halvad, või no ma ütlesin, näe, et need halvad näited on ju, ja siis oli seal publiku sees ühe sõbranna, saatis näe, kuule, et Indrek siin teeb koolitus mingisugust ja paneb, ja siis kui järgmine hommik tuli kiri, et see naisterahvas, kelle profiil seal oli, ta saatis absoluutselt kõigile töötajatele seal selles ettevõttes, kuule, et see ei ole okei, kui sa minu profiili näitad niimoodi avalikult ja halvustad seda ja ütled, see on halb näide ja ütled niimoodi, et me mitte kuidagi ei taha sinuga enam koostööd teha ja kõike siukest asja ja see läks absoluutselt kõigile seal ettevõttes, kus ma ennevalt käisin, et mingid siuksed asjad, et see oli siuke okei, fine, et jälle õping, et ära pane profiile niimoodi avalikult, et kui sa paned,
aga ma ei öelnud niimoodi, et see on väga halb, vaid ma ütlesin, et kuidas seda paremaks saab teha ja kuidas niimoodi, aga no ikkagi inimesed võtavad seda umbes. Täpselt, et mingid siuksed asju nagu kogu aeg nagu mingid asju teed ja ma olen ka kõigile öelnud tegelikult, et kuulge, me ei tee vigu, me katsetame, et see oli ka katsetus, et loomulikult mul oli siis nagu, see oli aeg, kui mul oli mingisugune 2 kuu eluraha ja kuskilt ühtegi klienti ei olnud ja kõike siukest asja, et no mingid siuksed teemad olid, on ju. Et selles suhtes, et loomulikult oli halb seda kaotada, loomulikult olid nagu rasked need, aga mul ei olnud mitte mingit muud valikut vaata, et ma pidin edasi minema, ja noh, siis oligi see koht, kus mis seal aitab, on see tänulikkus. See mängib nii hullu rolli. Just ongi see, et tänulikkusega, miks sa seda päevikut ja kõike neid, kui sa kirjutad iga päev, et mille eest ma tänulik olen, päike, naeretus, puud. Lihtsad asjad, et see on kas või see sama värske õhk või klaas vett, et ja selle mõte ei ole see, et sa oled tänulik, vaid selle mõte on see, et sa muudad oma mõttemustrit. Ja see on see kõige olulisem, et loomulikult ma ka seal tundsin nagu, et perse koolitus ja niimoodi ja kõik need läbi ja niimoodi, aga kui sa jääd sellesse mõtetesse, siis sa ei tulegi sealt välja ja sealt on üliraske nagu. Tetrama ja siis tekib nagu see tagurpidi allakäigu spiraal, et sa hakkad nagu järjest allapoole asjades liikuma, mitte ei teki seda vastupidise efekti, et sa liigud ülespoole positiivsemas energias. Et ja vaata, siis ongi siuksed, mis sa ise nagu tood need rutiinid ja sinul on see nüüd ongi see, et aktiivne toimetamine, see, need on nagu super olulised, sellepärast see hoiavad nagu maanduses, vaata sind, et sa teed neid asju. Mina jälle imestan sinu seda järjepidevust, et sa hispaania keelt 542 päeva järjest nagu õpid, see on nagu crazy, et see on jumal äge, et mina jälle siukest asja, ma ei ole suutnud niimoodi järjepidevalt niimoodi teha, et mul on mingid jälle, aga see on jälle see, et sinu jaoks on see okei, on ju siukest asja teha, minu jaoks on see täiesti ebanormaalne, aga siis jälle mõned asja, mis mina teen, on sinu jaoks täiesti kuule, et see on alati inimeste puhul niimoodi ja seda ma ka näiteks täna tegin LinkedIni koolitus siin ühel on ju, et ühele ettevõttele on ju, aga meil ei ole mingit sisu, millest rääkida. Come on, te olete tootmise ettevõtted, te toodate, teil on sisu on metsikult, mida olla nagu. Aga see ongi see, et paljud inimesed ongi, me oleme omas nagu töökeskkonnas ja see, mis me teeme, tundub minu jaoks nii lihtne ja nii arusaadav, et siin ei ole ju mitte midagi erilist ju. Tegelikult see on nagu metsikult äge. Ja see on paralleel, mida inimesed tihti ise ei näe, on ka see nende ettevõtlusmaailmas, kas mingisugune oskus või isikuomadus, mida teistele pakkuda. Näiteks kui inimesed on alustajad ja mõtlevad, et kuidas nad saavad maailmale kasulikud olla, siis nad tihti ise ei näe seda kohta, mis on nende see anne või geniaalsus. Et see on no turunduses on hästi tavaline see, et ettevõtted ütlevad, et meil pole millegist jagada siin, meil polegi siin midagi umbes on ju. Aga kõik on võimalik ja kõikidest asjadest saab luua sisu. Ei on ja see oleneb ka sisu, mis selles suhtes nurgalt vaata. Et selle suhtes, et väga palju on sisul ja sisul on väga suur vahe. Et selles suhtes, et ma siin vaatasin, tegime ühele ettevõttele auditi, et nad nii igav sisu, mis nad teevad, aga selle sisu saab kõik väga huvitavaks nagu muuta, et puhtalt selle võttes, et see ei ole, ütlen niimoodi, kõik inimesed ei ole ka sisuloojad, et paljud ongi, ma hakkan tegema, sa ei hakka tegema, usu mind, ma juba tean, et sa ei hakka tegema ja see on väga fine, et sa ei hakka tegema. Tähtis on see, et sul on piisavalt hea sissetulek, et sa saad palgata, kes teeb sinu eest seda vaata, et selles suhtes, et kõik ei peagi ise tegema. Täpselt, mitte mingil juhul ei pea ise tegema. Tohigi teha. Täpselt, et see on see delegeerimise oskus. Mul on assistent, mul on Tallinnas ka, kui ma tagasi lähen, mul käib koristaja, ma ei taha ise koristada, mul ei meeldi koristada lihtsalt mul, et kas ma teen midagi kasulikumat kui sama aja, kui ta koristab, ei, ma äkki magan sama ajal, mis on minu jaoks kasulik või ma olen niisama, aga ma ei pea ennast stressama sellega, et nüüd ma pean hakkama, sest kui ma tean, et pekki ma pean mingit põrandad hakkama pesema, siis ma pean hakkama, kus mul mopp on, kus mul see on, samamoodi koeraga, ma koera enam ka ise ei pese, mitte mingil juhul, läheb kruumingusse kohe, et ma olen teda pestud ise, aga siis on see, et sa saad ta vanni, saad märjaks, siis sa kuidagi pesed, siis ta tuleb vannist välja, siis sa kuivatad, siis ta jookseb terve toas ringi, sul on terved, kõik seinad on karvu täis, kõik asjad on nagu, siis ta veel raputab igal pool, sul on, siis sa hakkad terve korterit üle pesema nagu, ja see kõik võtab 1,5 tundi aega, siis kuule, come on, lihtsam on see 60 € ära maksta ja ongi kõik nagu, et selles suhtes nagu annata 8 tunniks või niimoodi ära ja ongi kõik rahu majas, et ma ütlen, et meil on nii palju asju, mis me tegelikult ise teeme, mis me tegelikult võime anda kellelegi teisele
et come on. See on eestlaste probleem, ma olen ise sellega... See on mitte eestlaste. Ei ole, ma ütleks, et eestlased on selles ikkagi päris osavad just selles, et teha kõike ise, et ma ise olen kindlasti see, kes teeb kõike ise ja ma järjest rohkem õpin seda, et lasta ka teistel teha asju minu eest ära, et see on eestlastes tulnud ikkagi rohkem, aga kus veel on siis? Ai, see on Ida-Euroopa. See on Ida-Euroopa. See on ikkagi see vene kultuur, mis on mõjutanud see endine nõukogude. Ma ei saa öelda, mul see Rootsi sõber, need ka, nad ikka ise väga palju nagu üritavad nagu paljud teha, et see kuidagi on, et seda jälle, vaata, seal ongi see usalduse ja see küsimus ja kõik asjad ja mitte mingil juhul ei saa eeldada, et inimene, kellele ma delegeerid, et sama hästi kui mina mingeid asju, vaata. See on nagu väga suur viga, et sa ei saa nagu, ma võtan endale assistendi, on ju, ja ta tegi vea, on ju, et kuidas ta vead, ma nüüd lasen ta ühe, ei, ta ei saa, sellepärast, et need inimesed tulevad, nad ei tea, kuidas sa töötad, nad ei tea, sellest ongi see human design ja kogu see, millest me alustasime küsimusse, kui sa annad talle sinu human design kaardi või sa annad selle, näe, mulle meeldib niimoodi teha, mulle meeldib niimoodi, kui niimoodi on, sa annad talle õpetusvideo, sa annad talle selle, kui sul sellised materjalid on olemas, siis on selge, et ta võib-olla teeb mingi 70-80% juba, okei, võib-olla see on isegi päris palju nõutud, 60-70%, anna aega inimestele, et ta saaks nagu sellesse rutiini või sellesse sisse, vähemalt kuu või 2, et ei saa niimoodi päeva pealt, no see loomulikult see oleneb ka valdkonnast on ju, kus sa seda teed, aga ei saa mitte mingil juhul eeldada, et inimene, keda ma esimest korda palkan teeb ja ta teeb kohe sama hästi, kui mina loomulikult teeb, aga seal tuleb see jälle done is better than perfect. Jah, jälle see perfektsionism, mida kõik tahavad saavutada, võib-olla mitte kõik, aga siiski see on teema. Ja, see on teema. Et mul on siit assistentide kohta küsimus, et tänapäeval me räägime ju juba AI assistentidest ja kui palju kasutad sina AI-d? Ma kindlasti mitte nii palju kui võiks, et ma stamp asjad praegu, kusjuures ma olen hakanud siin Hispaanias kasutama väga palju, ma peale iga treeningut login ChatGPT-sse, siis annab tagasisidet, siis kuidas kirjutangi, olen selles vanuses, selles kaalus, kuidas nagu see, et selle võttes mulle see nagu pool meeldib. Assistendina ma ei ole teda kasutama, ma ei ole välja treeninud assistenti ja müügiassistent ka, ma nüüd tahan hakata rohkem sinna selle müügiassistendi valdkonda rohkem nagu sisse sööbima, et mis seal on, aga mul on need kontohaldurid, kes ka kasutavad selle content'i kirjutamiseks ja nendeks, et sellised on, et nad ikkagi siuke 50-60% tööd saavad ära teha. Praegu, mis ma veel teen, et kui ma ise nagu kirjadele vastan, ma kirjutan kirjapõhja valmis, panen ChatGPT-sse, kuule parandab vead ära, copy-paste, panen sisse, et siuksed elementaarsed asjad, ma arvan, et on siuksed liiga, nagu väga-väga lihtsad asjad. Lihtsad asjad ja ma ise olen ka umbes samal levelil, et midagi kasutan, mingid asjad meeldivad, aga võiks absoluutselt rohkem kasutada. Absoluutselt, ei, see ei kao mitte kuhugi ja see läheb edasi, selle hullu moodi. Ja, ei, see jääb, see on nagu telefonid. Et see läheb aina crazy-maks ja väga hea näide oli, ma ei mäleta, kust ma seda kuulsin siin üleeile, et kui AI tuli 2018 oli esimene AI mingisugune juba, mida kasutati ja siis kui see AI 2018 tuli, siis ta sõitis, kui me võtame nagu autovõrdluseks, et siis ta sõitis alla kiirusega mingisugune hobusega. See oli hoburakendis. Hobusega põhimõtteliselt on. Nüüd ta on kuradi Lamborghini, no. Aga nüüd ta kaugelt sellest, praegu ta suudab teha umbes sekundiga tervele maakerale mitu tiiru peale, et see kiirus on nii tohutult kasvanud, et see on metsik. Ei, see on crazy. Aga sellega on see, et ma olen seda ka arutanud, et kui ma toon jälle nagu Raigo, kes töötab nagu suures pangas ja niimoodi, seal on AI nagu, neil on see Google Gemini on olemas, mingist, ma ei tea, 50 inimesest tema vist ainuke, kes seda näpib, on ju teised kõik. No, et selle õhtus, et siin räägitakse. Aga see on liiga konservatiivne siis? Ei, ma arvan, et ma eeldan, jälle see on eeldus, ma arvan, suurtes korporatsioonides ongi seda päris raske. Ja kui sa võtad mingisuguse SEB või Swedbanka, no nad ei pane sinna AI-d, sinna asjade sinna taha, kindlasti seal toimetatakse, tehakse, jälle ma ei tea, ma ei tunne neid, võib-olla seal tehakse, ma ei taha kellegile nagu mingid, pärast kirjutatakse, kuule, me teeme ikka päris, et aga mul on tunne, eriti kui me võtame nagu
nagu võtame suure rahvusvahelisi brände nagu Briti Telecom ja mingi see Deutsche Post ja niimoodi. No see oli näiteks me tegime Briti Telekomiga koostööd 2018 aastal. Nende customer service arvutid jooksid Windows 97 peal 2018 aastal. Et selles mõttes, et seal on varatavasti mingisugune 2 meesterahvast mingi vanuses mingi 90, kes teavad üldse, kuidas süsteemis töötavad. See, et nemad näiteks vahetavad need arvutid välja, seal me räägime miljarditest eurodest pluss, et kui kaua need teenused maas on, vaata, et me pidime enda süsteemi nagu mitte edasi arendama, vaid taas arendama, et see üldse nende süsteemis töötaks, vaata. Sest seal on see on nii suur proportsioon, seal on süsteemide peale ehitatud ja siis see kõige alumine vundament ongi mingi aastast 97-98 mingi Windows NT näiteks, et jälle mitte, et see jääb nagu tulemata, aga ma arvan, et sellest nagu kartusest ei tasu nagu olla see, et kuule, et kui sa täna AI-d kasutad, siis sa oled juba nagu täiega maha jäänud. Kindlasti need, kes kasutavad juba, nad on väga, väga tugeval eelis, aga see ei ole see nüüd, et kuule, et ma ei tea nüüd kuidas, et seal arenguruumi on ja ma seda küll näen, et vähemalt ma tunnen, kui ma praegu ka klientidega räägin, kellega me siin proovime nagu saada enda koostööpartneriteks, et seal ikkagi väga paljud ei kasuta LinkedIni nagu selles teemas, et ma arvan, et see tavainimesed, ma arvan, et mingi 80%, 85% tegelikult ei adu seda teemat selles faasis, kui siin nagu haibitakse ja räägitakse, et see on nagu, vanasti, keegi tõi need USA-sse just see, et siis kui arvati see, et gramofon tehti, siis muusikud kõik ütlesid, et keegi ei tule enam kontserditele ja midagi sükest ja siis sama oli ka raadioga, et kui raadio tuli, et kuule, keegi ei tule, mida enam kuuleme niimoodi, et aga on olemas, vaata, ma arvan, et see AI on nendest kõigest palju võimsam ja kõik need asjad, et see areneb ja neid AI programme tuleb iga päev nii palju, neid tuleb 1000 iga päev tehakse juurde ja inimesed on siin, mõned on ülirikkaks saanud sellega ja kes on mingi, ma tean, mingi 16-aastane tüüp tegi mingi programmi mingi aasta tagasi ja nüüd tal on mingisugune kuu sissetulek on mingi 100 000 või 200 000 on ju sellega, et neid võimalusi ja neid on nagu mega palju ja see ainult areneb ja see kõik on nagu hästi-hästi põnev teema, ma lihtsalt ütlen, et ärge üldse karke, et sellest nagu maha jäänud, kindlasti mingis osas olema, mina olen samamoodi, aga kuna neid asju tuleb nii palju juurde, siis seal on nagu rakendusi on nagu mega palju ja siin on hästi tubli paar, on Kati ja Teet Torim. Ja, Kati on minu klassiõde. No võt siis, et nemad teevad nagu super ägedaid asju ja nemad õpetavad AI sellest ja ma ütlen, ma peaks ise ka nende nagu sellele koolitusele minema, et ma olen kindel, et sealt tuleb neid mõtteid ja asju, mida saaks paremini teha ja siis ma olen täiesti veendunud, et ma ütlen endale täpselt sama, mis ma ütlesin sulle seda, et siin praegu, et mis need enamus podcastid ütlevad, ma oleks pidanud palju varem alustama. Ja ma arvan, et AI-ga on täpselt jah, et ma oleks pidanud palju varem alustama. Ma olen sellest täiesti veendunud, aga jälle ei saa enda vastu nagu armun. Kui teed, siis teed, et sa ei saa kedagi muud süüstada, et tuleb lihtsalt ja ongi. Nii, vaatame mõnda pehmemat teemat ka, et ma olen siin kaardid, mida ma olen kasutanud enda Mystify podcastis iga külalisega ja vaatame siis, tavaliselt mõtlen neid kaarte alguses, aga täna me hakkasime kohe kiirelt rääkima ja nüüd jäid need siia lõpupoole, et vaatame, mis teema siit tuleb. Võta üks. Võtame ühe. Ja, võta üks, vaata, mis sealt viskab vastu. No näe. Boundaries, piirid. Me rääkisime tegelikult natukene piiridest, et siin on piiride ületamine ja mõtlemine suurelt oli see teema, mis meil siin tänases vestluses läbi käis, et ma näen, et sa oled siin trepi peal ja näed, ronid ülesse sinna. Iga trepiaste, Iga trepiaste, et iga samm, väike samm on aste tegelikult ehk iga samm loeb ja eriti ettevõtluses mina võin öelda seda enda kogemusest, et iga väike asi, mida ma saan parendada, kui ma teen seda, siis ja kui ma saan seda teha, siis see aitab minu ettevõtted kasvada, ettevõttel kasvada, ettevõttel areneda, suureneda, nii et jaa, piirid ja piiride ületamine, et selline kaart tuli. Ja kui me vaatame nüüd tulevikku, siis millised on need piirid, sa põgusalt mainisid ka enda visiooni, et millised on need piirid, mis sul praegu ületamist vajavad?
No, kõige esimene need piirid on ikkagi iseennast, et ongi see rutiinid saamine, et tervis ja trenn ja et need on, et selle mõttes, et mulle väga meeldib üks siuke raamat, mis on The One Thing, et kui on tuttavad, see on Jay Keller või Jay Papasan ja Gary Keller või keegi niimoodi, et seal nad räägivad just see, et keskendu ühe asjale ja see üks asi, mis aitab kõiki teisi asja kasutada, et ma praegu tunnen, et väga just see, et saada enda rutiinid ja tervis, et need on, et siis ma saan rohkem energiat, kui mul on rohkem energiat, mul on rohkem tahan teha, kui mul rohkem tahan teha, ma käin rohkem üritustel, käin rohkem inimestega, teen ka podcast ja neid asju, et sellest see kõik praegu algab, sest ma tõesti tunnen, et viimased nagu 1,5 aastat ma elasin nagu koopas nagu selles mõttes, et ma võtsin hullult palju nagu kilosi juurde, nüüd ma olen jälle alla saanud. See on hästi huvitav, ma olen täpselt samas kohas olnud, ma ütlen isegi, et ma olen olnud 1,5 aastat nüüd siin Hispaanias, aga minul algas see periood isegi varem Eestis veel, et no teatavad elusündmused viisid selleni, aga täpselt see viimane 1,5 aastat ma olen ka kaalus juurde võtnud, on ju, ja lausa 10 kilo võrreldes mingisuguse 6 aastase kaaluga, 6 aastat tagasi kaaluga, et see aeg, see viimane 1,5 aastat on kuidagi mõjunud tervisele tõesti negatiivselt. Aga jälle sa oled Hispaanias on ju teistmoodi jälle. Täpselt, et see on alati on mingisugused, mul on samamoodi, et mul on ka mingid reisid on ju, ma võtsin koera ja kõik need asjad, et on mingid muud arengud olnud, aga ma ise tunnen see, et ise nagu oma ettevõtluses ja just see, kuhu ma minna tahan, et ma ei ole piisavalt palju nagu teinud ja selles ma tunnen nagu täiesti nagu sükest tagasiminekut enda suunal, et ma tunnen just nagu arengu mõttes, ma tunnen, et ma ei ole targemaks teinud. Seda, et just see nagu sükese uue algus on, et see sama see trepist üles minek, et samm-sammult nagu süke uue algus, uue ehitamine, minul on täiega see tunne praeguses ajaperioodis, et ma olen alustamas midagi uut ja suurt ja võimast, ma peegeldan vastu, et see on ka sama sinu visioon, et just nagu selles alguse punktis, et mingisugused vanad asjad on sellel viimastel aastatel ära lõppenud ja kui me võtame sükest energeetilist vaatepilti, siis meil oli draakoni aasta siin eelmine Hiina kalendri järgi ja nüüd tuli Mao aasta ja need viimased 2 looma ja need aasta energiad ongi ju seotud hästi olnud lõpetamistega ja lõpetamiste asjadega, et mingid asjad elus hakkavad lõppema selleks, et saaksid jälle tulla uued asemele ja uued suunad asemele ja kas või see sama AI näide tegelikult, et kuidas kas või selle 1 aastaga on see AI nii tohutult arenenud, kui võib-olla aasta tagasi sellest nii palju ei räägitud, siis täna. Igal pool, igas äpis, igas programmis on juba see AI asi seal sees. Ei, see on hullumaja, see kuidas läheb. Ja siis, mida ma ka tunnen, mis on nagu seletus ongi see, ma ise tunnen just see viimase 1,5, et vaata, see ongi sellepärast, mille pärast need tänulikkus ja kõik need on olulised, sellepärast ma ise nagu ei teinud neid, on ju nii palju pluss trennid ka. Ja siis see ongi see sama keeris, mis on, ma ei saa öelda, et depressioon, aga ikkagi see, et esiteks ma tunnen seda, et kurat, ma olen nii vana, on ju, siis ma tunnen seda, et on ju ka need finantsiliselt on ju kõik, et ma ei ole saanud niimoodi reise teha ja siis ma hakkaki mõtlema persse nagu, et ei saa, aga siis ma hakkan mõtlema, ma olen natuke üle 40, on ju, et tegelikult mul on vähemalt 40 aastat vähemalt veel nagu tegutse ja praegu ma olen ainult 20 aastat põhimõtteliselt niimoodi teadlikult tegutse. No ütleme niimoodi mingi 23-24 aastat hakkasin mina üldse aru saama, mis toimub, et ma olin siuke hästi aeglase arenguga, et tegelikult ma olen mingi 10-15 aastat nagu niimoodi tegutsenud ja kui ma hakkan mõtlema, mis ma nende 10-15 aastat jooksul teinud olen, et ma ei saa öelda, et hullult palju, aga ikkagi täitsa toredat, vaata, mingid asjad on juhtunud ja nüüd, kui ma mõtlen, et kuule, mul on veel 40 aastat, tegelikult kuni 80-85 eluaastani tegelikult, sellepärast ongi tervis on hästi oluline, et ma ütleks, et see on number 1. No täpselt ja see ei ole füüsiline, vaid see on vaimne, mõlemad need käivad koos. Minul just täna hommikul tuli selline lause, see on küll kuldne lause, terves kehas, terve vaim ja ma kuidagi mõtlesin selle lause peale, et see täpselt nii ongi, et kui sul on terve keha, siis sul on terve vaim ka ja need mõlemad asjad on ülitähtsad. On ja sellepärast on mul ka koer, vaata, et ta hoiab mind iga päev, ma ei võta sellega, ma tean, et ma seda, kui ma koeraga nagu Apollo on ta nimi, kui ma temaga väljas käin, et ma ei võta kaalust alla, aga ta hoiab mind liikumisest, et kaalust võtab alla ainult toitumisega, et siin ei ole midagi teha, trenni ei ole selleks, et kaalust alla võtta, ei ole, lihtsalt ma olen seda nii palju teinud, et toitumine on see number 1, sellega ma ka võitlesin Hispaanias on väga liiga palju head.
saia. liiga palju saia, šokolaad ja kõik need, aga ei, see vaikselt jälle tuleb, et siin on jälle need omad asjad, aga jälle siis ma tunnen praegu ikkagi seda, et esiteks väga palju on aega veel ees, väga palju saab teha, mina kui ettevõtjana ma ei näe, me oleme siin toredas kohas siin Murtsia ligidal on ju ja Losega, aga ma tunnen seda sama, et siin on välismaalasi väga palju, ma tunnen, et nad on saanud mingi X vanusesse, siis on see, et tulevad siia pensionile ja siis hakkavad pensioni, ma ütlen, mina ei suuda sükest elu elada, mitte mingil juhul. Ma tahan olla 90, ma tahan olla Tallinna Tehnikaülikoolis lektor, ma tahan õpetada, et selles suhtes, et ma tunnen seda, et jälle siin see koht on super ilus, super äge, mulle nagu see päike, kõik see meeldib, aga pikalt siin olla ei saa, just selle pärast, mis me alustasime, et siin on neid inimesi, kellega seda energiat, et mulle see üldse, et kui ma olen mingi 65, ma ei taha olla teiste 65 inimeste, 65 pluss inimeste keskel, ma tahan olla 50 ja alla, sellepärast ma tahan seda energiat, mitte nüüd kogu aeg, aga see, et see hoiab sind vitaalsena, see hoiab sind tegus ja kindlasti ma tahan mingi sellises vanuses mingi podcasti teha või mis iganes asja puhtalt sellepärast, et podcastid, mis iganes formaadid, nad hoiavad ka sind nagu selles erksana. Vitaalsena selles suhtes, see on hästi tähtis. Ja kõige olulisem on see, et esiteks on podcasti, see on üliäge, sa saad kutsuda sinna inimese, kellega sina tahad suhelda ja sa küsida neid asju, mida sina tahad ja arutada ja siis point ongi see, et podcastid on üks kõige lihtsam viis enesearenguks, sellepärast, et kui sa nüüd ütleme järgmine on, mina soovitaks Kati kutsuda endale podcasti vaata ja küsi AI kohta hästi palju asju, ta räägib selle 1,5 tundi siin AI-st ja kõik, et ta räägib selle kõik ära, ta räägib selle põhilise ära ja kuidas see mõtteviis on ja selle 1,5 tunniga sa saad nii palju targemaks, siis sa kutsud Teedu on ju, tema mehe on ju mingisugune paar saadet hiljem ja siis sa juba Kati käest oled mingi info kätte saanud ja siis sa oskad juba Teedule paremini ja siis sa oledki endale mini-coach'id teinud, pluss need inimesed, kes sind vaatavad, nemad saavad, et minu meelest see on nagu nii täiega, et see on nagu mega äge vaata ja see mulle nagu nende podcastide poolel nagu ja see, et kas sul on videoga või seda audiona, mina näiteks videot ei tee, sest see, kuidas sa kaameras ei ole väga keeruline siin, aga ma lihtsalt ei viitsi sellega tegutseda. Ma kusjuures alguses ka mõtlesin, et ma ei viitsi selle videoga mästatad suured failid ja mingid töötlemised ja asjad, aga siis ma vaatasin, et see audio, see ei ole see, et mulle meeldib pilt ja ma ise tahan vaadata sellist sisu, millel on pilt ja sellepärast ma alustasingi pildiga tegema. No see on super, vaata, see on, näiteks mina olen see, et mina käin jälle koeraga jalutamas, ma panen kõrvaklapi kõrva ja ma kuulan podcast'e, ma vaatan väga palju YouTube'ist, aga ma ei vaata niimoodi, aga ma kuulan häält. Ja, see on oluline, et seda saabki mõlemat pidi kasutada, et kuidas keegi tahab. Täpselt, et mina kuulan 1,5 tunniseid saateid, on ju, ma kuulan neid 1,5-kordse kiirusega, on ju, aga ma ei viitsi neid videoid vaadata, sest ma neid videoid ei viitsi, ma muidu vaatan liiga palju teisi videoid, aga jälle see on see, kuidas mina nagu töötan, aga minu meelest see nagu, et ma mõtlengi, mis need vanused on, et nendes vanustes ma väga tahan ja ma käin näiteks Tallinnas, ma käin Revali spordiklubis, mulle hullult meeldib, sest see on kõige mõistliku hinnaga ja see on kesklinnas, see on parkimine, seal on vist minu eest 40 eurot on kuu ja selle eest ma saan 2 tundi iga päev jõusaal ja siis seda vee seda mõnu siin nautida seal on, mis on super äge, on ju, et mitte nagu reklaami teha, aga mulle väga meeldib, sest ma käin hommikuti vara seal, aga kui ma lähen sinna spa poolele, ma näen, et seal on mingid siuksed 60 pluss inimesed või nad näevad välja nagu 60-50 pluss, võib-olla 50-sed vaata, aga nad näevad välja nagu 70 ja see ka mind inspireerib, et ma ei taha siukse olla. Ma tõsiselt ei taha, sa oled. Ma arvan, et sa ei olegi, sest kui mina olen ka sama asja mõelnud ja juba seda varasemalt erinevatel teaduskonverentsidel käies erinevates riikides vaadanud, et millised on need inimesed, on ju, kes teevad teadust, kes on professorid ja nii edasi, siis nad on ikkagi enamuses vitaalsed ja näevad enda vanuse kohta paremad välja ja mina olen mõelnud, et ma tahan ka selline olla. Ja kui sa juba mõtled seda, et sa tahad selline olla, siis see on juba pool võitu. Ei, see on ja sinna juurde tulevadki nad toitumine trennid ja Tartus on hästi äge mees Heiki Mägi, et kes FitLab ja kõige sellega, et ma väga vähe tunnen teda, aga jälle ta on mul Facebooki sõber, vaatan neid riile, ta on super tubli ja ta on nagu hästi tubli nagu, et ta on ka siuke 40 pluss on ju ja kurat nii vormis, et nagu mingi 20 aastane on ju, aga see, et ma ütlen, et see ei ole lihtne saavutada sinna, aga jälle see on see koht, kuhu ma ise ka nagu tahan. Ja ta müüs maha selle, ta läheb oma asja. Et anyway, et ma lihtsalt ütlen, et need on asjad, mida nagu rohkem hinnata ja vahet ei ole, mis su see vanus või see on, et tegelikult ma ütlen, neid aastaid on nii palju veel ees, et aga ma ise tunnen ka seda, et kuna selle ühiskonna pealt on, et selles vanuses peab sul lapsed olema, selles vanuses sul see olema,
miks ei tohi olla sul, kui sa oled mingi 60 ja saad uuesti kas siis isaks või midagi sihukest, või sa adopteerid nagu oled naisega koos mingi lapse või et selle mõttes, et mina isiklikult mõtlen, et kuule, aga see on palju mõistlikum, sest et võib-olla nende vanematel on just see, et nad on finantsiliselt juba kindlustatud, neil on parem, nad ei pea nagu ringi sekendama nagu, no ma tunnen praegu, et täpselt, nagu on ju vanaemad ja vanaisad, et sellises vanuses, kes ongi sinul laste jaoks olemas, aga kui meil on emad-isad selle ühiskonna standardi järgi vanuses seal 30 pluss 20-30 on ju, kes oma elugi nagu vaata. Kes pole oma eluga veel alustanud või hakkama saanud ja peavad rabelema ja rapsima, siis neil ei jäägi laste kasvatamiseks aega ja ma olen seda täiesti kogenud. Minul on 11-aastane tütar, et ta on nüüd sama vana peaaegu kui minu ettevõte. Ma sain ta varem, kui enda ettevõte tegin aasta hiljem. Et ongi tema tänu sellele, et ma alustasin seda ettevõtja teekonda, on kindlasti lapse kasvatamise aeg ja laps nagu selles mõttes kannatanud, et ma lihtsalt olen liiga palju tähelepanu pannud ettevõtlusesse ja ma arvan, et see on üsna tavaline. Ei no jälle, see on niisugune plussid, see on iga pool on omad need, et samas ta jälle näeb, kui äge tubli ema isa on, kes nagu kogu aeg tegevad, möllavad, teevad oma ettevõtteid, ta saab inspiratsiooni ka sellest, et see on nagu see on jälle mõlemad poolt, et jälle ja samas ongi see, et seepärast ma ütlengi, siin ei ole ei ega valet ega need, ma lihtsalt ütlen, me ei pea elama ühiskonna standardite järgi, mis nagu, et sa oled see vanus, siis sa seda asja mis ütleb, kes ütleb seda, kus see kirja pandud on, see peaks olema nii. Ja sellepärast ongi see jälle see võrgustik, kus sa ümbritsetud oled ja niimoodi, et mitte, et sind mõistetakse hukka kui inimesena, et lihtsalt mõiske kaasa minuga, vaata, et ma ei otsi seda, et ma tulen oma ideed, see on nii hea, see on mis kuradi emotsioone sul tekid, kui kõik asjad nagu laidatakse niimoodi, aga see ei tähenda ka see, et tullakse ja öeldakse kõikide ideed, jaa, super, mine tee, et seda ka nüüd vaja ei ole, et see mingi piirid peavad ikkagi olema, et kus sa saadki arutada ja inimesed nagu mõtlevad kaasa sinuga, see ei tähenda kõiki asjad, sest ma tean juba mul see sõber Raigo ka, kui ma neid talle oma äriideesi nagu, ma mäletan neid nii palju neid eestlõhtid kui ma lihtsalt järjest jälle tuli, kuule, mul on see idee, mida teha iga nädal, kui me kokku saime, mul on uued ideed, vaata, et ega ta vaatab ka, ma olen nagu kuradi tuulelipp, et iga kord on nagu erinev, et ta ei saagi nagu väga palju tõsiselt võtta kõiki asju, on ju, vaata, et mul uus asi tuleb peast. Täpselt on ju, et ma olengi see inimene, ma nagu jooksen nüüd ma viimastel aastatel ikkagi, mida ka mõned loodetavasti, ongi tagasi sellest ka öelnud, kuule, et sina ju ütled, et fookusseerime, on ju, et mina kui ütlen seda sõna, et fookusseerime, et nüüd ma olen ikkagi aru saanud seda, et fookus ikkagi ühes kohas, maksimaalselt 2 nagu, et praegu on mul on enda äri on siuke mingi 60-70% fookuses ja see ettevõtete ostmine, see on kuskil 20-30% vaata, aga ma tunnen, et järgmise 4-5 aastaga see ettevõtete ostmise protsent, see osakaal hakkab seda liikini ära sööma, et see on lihtsalt see valdkond, kuhu ma näen, et seal on väga palju potentsiaali ja see on ka huvitav ja see on äge vaata, et mulle nagu see asi meeldib, täpselt nii kaua, kuni keegi tuleb ja mulle nagu see, nagu Mike Tyson ütleb, et sul on nii kaua plaan, kui keegi sulle vastu nägu paneb, et siis kõik läheb, et samamoodi, et ma tunnen, et see ettevõtete ostuteema praegu on äkki see, et muru on rohelisem teisel pool aeda, vaata, et ma ei ole seda ise läbi teinud, vaata, et siis äkki see ongi see, et mul on illusioonid on nii, see ongi ja lähmegi suured, aga kui me näiteks ära ostame ja sellest tuleb mingi meeletu mingi pankrot ja midagi sihukest, ma ei tea, äkki siis ta ei ole, aga ma olen täiesti veendunud need inimesed, kes seal kõrval on, me nagu suudame nagu mingisuguseid asju nagu kindlasti nagu paremaks teha, et ma seda nagu näen. Kui on kirg seal suunas, siis sa suudad ja sa oled kenasti kommunikeerinud seda, et kisub sinna suunda. Vaikselt nagu liigub küll. Siis see sära on seal, mille suunas sa liigud. Täpselt. Ettevõtlus on selles äge, vaata. Sellepärast mulle just nagu ettevõtlikud ja ettevõtlus just nagu meeldib just sellepärast, et sa ei pea tegema asju nii, nagu teised ütlevad. Et nii kaua see vabadus. Täpselt, ja nii kaua kui sa reeglid selle eetiliselt kellegi haiget idee sa nagu seadust ei riku, siis tegelikult on sul nagu hästi laiad piirid ja sa ei pea tegema mingites normides, kuule, miks sa seda teed, me oleme kõik kogu aeg niimoodi teinud, see on, ma tean, et mul see sõber, Rootsi sõber Joonas ka, et kui ta oli müügijuht, siis ta ütles ka, et kui keegi sellise küsimusele, sellise vastusega tuleb, miks sa seda teed, siis see inimene põhimõtteliselt lastakse lahti nagu päeva pealt, et kui sa, miks sa seda teed ja sulle vastad, me oleme kogu aeg nii teinud, sorry see näitab seda mõtteviisi, sa oled kuradi masin, sa ei ole iseseisev mõtleja inimene, sa pead ikkagi teadma, miks sa mingeid asju nagu teed ja kui sa ei tea, siis mine küsi, aga ära eelda, et kui sa seda küsimust küsid, et sind lastakse lahti või midagi sihukest, et see on see väga paljudes kohtades, mille pärast, kui ma hinnatakse just nagu ongi sinusugused inimesed neid, et sa pead aru saama, miks sa seda teed.
ja kui sa ei saa, siis sa küsid, et sa ei eelda. Et see on nagu väga-väga oluline, sest väga paljud võtavad kõik selle kohustused asjad vastu. Ma tean, okei, kas sa saad aru, miks sa ei saa, aga ma teen ikkagi. Et see on see miks, nagu see, miks, fookus ja eeldamine on igasugune surm, ma ütleks, sest kui me eeldame mingeid asju, siis me eksime tihti ja siis sellest tekivad meile probleemid, me ise kogeme negatiivsust, tunneme ennast halvasti ja küsige rohkem. Ja mina olen ise väga suur eeldaja olnud, ikka esimese ma olin härra eeldaja. Mister eeldaja. Mister eeldaja. Ei no absoluutselt kõik, et ma mäletan, kui sa startupiga tegime, siis mul küsiti, kuule, kas sa tead, kuidas see asi juhtub? Ja tean ikka, räägin kumbes niimoodi, et siis ma panin mingit juttu, mida lihtsalt ma eeldasin, et see niimoodi käib, aga tegelikult ma ei teadnud, kas see nii käib. Et nüüd ma olen ikkagi õppinud seda, kuule, et ma ei tea, aga ma eeldan, et see on vist niimoodi. Et kui ei ole, siis ärge saage pahaseks, et ma ikka vanasti panin kogu, kõik tekst oli põhimõtteliselt, et ma tean, see käib niimoodi, et ma ei tea mitte kuidagi. No näed, ajas õpime. Õnneks mingid asju, et seda tuleb jah palju ette ja nüüd ma olen õppinud ka ütlema, ma ei tea. Ma ütlen kogu aeg, ma ei tea mitte kui midagi. Et jaa, aga kuidas võtaksid nüüd kokku meie tänase vestluse, et mis on siin, me rääkisime täna ettevõtlusest, suurelt mõtlemisest, siin eeldamisest, piiridest, erinevatest isikuomadustest selles suhtes, et kuidas ja mis on oluline, et ka 85-selt ja 90-selt olla äge inimene. Et millised on sinu soovitused siis, kes tänast saadet kuulas? Kuidas siis edasi minna, mida sina annad, millist nõu sa inimestele annad? Raske öelda, sest ma ise ka tulen vaatad, ise ka sellest nagu tulen nagu, et sellest ma nagu... Mis on sinu kogemuse järgi olnud 3 parimat praktikat nii ettevõtluse kui enesearengu teekonnal? No see ongi see, mis ma enda selles podcastis kokku võtan, mis sealt kõikide nagu ettevõtjate suunas tuli, et nad hakkasid võtma aega ise endale peale seda, kui aga nad hakkasid alles siis, kui nad läbi põlesid. Aga see ongi alles siis, kui nad ise... Ja ma mõtlen enda kogemusest, ma olen ka läbi põlenud ja võtnud siis aega ise endale. Nii see on. Et see on nagu number 1, vaata, ja siis hakkab sinna peale nagu, ja siis ongi teised asjad, mis ma olen leidnud nagu super hea on delegeerimine. Et assistentid, kõik siuksed inimesed on nagu üliolulised ja kuidas endale nagu assistendi, kas sul on vaja või ei ole, on näiteks hästi lihtne. Mul ei tule selle meesterahva nimi meelde praegult, aga raamatu nimi on Buy Back Your Time. See on minu piibel. Et selles võttes, et seal on meesterahvas, kes siis põhimõtteliselt räägib just täpselt sellest, et kuidas osta oma aega tagasi ja just kuidas assistendi, kuidas kõik asja delegeerida ja seal on selles mõttes, ma jagasin seda Kristiga, siis Kristi luges selle läbi, ütles, et täpselt minu mõtted, et keegi on kirja pannud ja niimoodi, et aga point on siis selles, et kui et mis asju välja nagu ei tea, mida ära anda, vaata. Kõige lihtsam on võib-olla võtta togel, nädal aega togeliga kasutada, kes togelit ei tea, see on aja nagu trackimise nii-öelda süsteem ja siis mis iganes või kuidas iganes su aega nagu võtad, vaata, mis tegevuses sa käid ja näiteks sa paned kirja, et ma tegelesin 3 tundi raamatupidamisega, siis ma tegelesin 2 tundi müügikirjadega, siis ma tegelesin, mis iganes on ja sa saad selle nädala kokku ja siis sa vaatad, mis asju sa tegid, näiteks kui sa tegid... Sa saad teada, kuhu kaob sinu aeg. Või kuhu sa oled seda pannud, investeerinud on, kuidas on ja siis on see, et sa võtad need asjad kokku, näiteks ongi, mina võtan see lihtne koristamine või siis ongi see müügikirjade saatmine näiteks, et müügikirjade saatmine, mingisugune 6 tundi ma panin sinna alla näiteks nädalas, ütleme. Aga ma leian endale assistendi, kellele ma maksan võib-olla 15–20 euri tund. Nii, see läheb kokku siis mingi 100 eurot või 120 eurot nädalas, ütleme mingi kuu peale 500 eurot. Siis minu küsimus on, kas see aeg, mis ma talle maksan, kas mina suudan rohkem teenida sellega? Ja ma suudan rohkem teenida sellega. Sellepärast, et kui ma näiteks ühe LinkedIni koolituse maha müün tänu tema tegevustele, see on mingi 1000 euri on ju kuskil ja pool läheb temale, aga kui ma müün 2 koolitust kuus
ja mina saan selle aja nagu vabaks endale, siis minu jaoks on see juba päris suur nagu pluss, vaata. Ehk siis panna nagu need tegevused, mis sa teed kirja ja sinna taha rahasumma, palju sa oled nõus kellegile maksma selle eest. Näiteks, et raamatupidamise eest olen nõus maksma, ma ei tea, 15 eurot tund kellegiga, assistendile 20 eurot tund, mis iganes need summad on, täiesti abstraktselt, kuidas te ise teete. Ja siis hakatagi otsima neid inimesi, kui sul on niimoodi piisavad sissetulek. Ja ma ütlen ausalt, kui ma peaksin kuhugi praegu palgatööle minna, ma läheksin ainult siis, kui ma saan assistendi kaasa võtta, sest mina enam ilma assistendita ei saa olla, vaata, sest see on nii mõnus, sellepärast, et praegu mul on ka assistendi vahetus, näiteks ma panin Eesti Facebooki gruppi, et ma ostsin assistenti, mul oli see kuulutus 16 minutit üleval, mul oli 14 inimest, kes kirjutas, et tahab assistendist tulla. No see populaarne on olla praegu assistent või no see alutatakse. Ei, seda on jah, et siis tulebki valida ja see on meenetult abiks, aga seal ongi süsteemide loomine ja see ongi jälle see koht, et ärge mitte mingil juhul eeldage, et kui see inimene tuleb, ta oskab, ta teab, kuidas te käitute, kuidas te kirjutate, kuidas te süsteemid on ehitatud. Ei, ta ei tea, te peate õpetama. Ta peate onboardima. Täpselt, et esimesed 2 kuud on kindlasti siuke nagu kriitiline see ja siis juba edasi läheb. Ma olen rääkinud inimest, ükski assistent ei oska nii teha, kuidas mul on sama, mina juba tean, et iga sõna, mis ma kirjutan, on kirjavigadega, et ta ei saa hullemini teha kui mina, et mul on nagu sellest, mul on see läbi madal vaata, et kui ta need asjad juba teeb, et siis on nagu super hea, aga mis saad loob need süsteemid. Ja nüüd ongi see, näiteks mul tulevad mingisugused kirjad, et kuule Indrek, et kas sa saad selle päeva koolitust teha või kas sa saad, ole hea, pane pakkumine. Ma ei pea sellepärast mõtlema, ma pean nüüd telefonis need asju tegema. Ma saan kirjutada oma assistendile, ütle, kuule, ole hea, tee see pakkumine, vaata mu kalendris, kas on see aeg või ta on ise juba vaadanud, on ju. Ja asi tehakse ära, ma ei pea sellepärast muretsema ja assistent töötabki mul võib-olla mingi 2 tundi päevas, on ju. Aga see on minu jaoks mingi 3-4 tundi vaba aega, et ma saan võtta. Ja sa saad ka seda aega kasutada väärtuslikuma. No ongi käia podcastis või tulla korraga jalutama või kus iganes, aga mina tean seda, et mina nendes asjades ei ole hea, mina olen näiteks hea, kui me teeme koolitust või kui me teeme strateegiat ja teeme need on need kohad, kus on minu nagu tugevused, et minu tugevused ei ole kindlasti müügikirjade saatmine, see ei ole, minul on siuke suurem pilt, mul on need pisidetailid, mis on üliolulised, ma neid ei oska vaadata ja ma olen selles mõttes nagu hästi lihtne mees, et ma ei oska ka ridade vahelt välja lugeda, kui keegi ütleb ridade vahelt, et eriti rääkis inglase maakroni Inglismaal, ma elasin, mul üldse ei meeldi, sest nad räägivad, sa pead nii palju ridade vahelt läbi lugema, ma üldse ei meeldi see asi ja see on nii kohutav ja ma ei saa sellest mitte muhviga aru, vaata, ma ei oska lugeda ja sellepärast ma sinna nagu ei taha enam minna, vaata, et ma lihtsalt, ma ei oska lugeda ridade vahelt, ma ei saa aru, kui see double meaningut, ma saan aru double meaningutest, aga ma ei saa aru, mida sa mõtled ja niimoodi, et sõnad ütlevad ühte asja, kehakeel ütleb teist asja ja ma ei taha sellega tegeleda, sest tekitab stressi minus, et mulle meeldib otse, täpselt on ju otse, näe, kuule, mine pekki, ma ei taha tegeleda selle, selge, rahu, kõik okei, tehtud, et mul ei ole vaja seda, et läbi lillede öeldakse sulle, et kuule, mine metsa, et milleks, ära raiska aega, et igatahes see kõige mõte oligi see delegeerimine, rollide lahti kirjutamine, SOP-de tegemine, nii-öelda nende standard operation procedures, et nende asjade tegemine, et see on nii eraelus kui ka ettevõttes on nagu super head ja kui selle tööle saad, siis on et sul on lihtsam skaleerida, sul on lihtsam selles võttes asju üle anda, sul on puhkusele kõigile nagu palju lihtsam minna, et see soovitus, mis nüüd läks mingi 15 minutit pikaks, on ju, et see on kindlasti nagu, et minu kõige olulisem osa on see, et see raamat Buy Back Your Time, et see on sa oled andnud tegelikult täna juba päris mitmeid väga häid raamatusoovitusi, et see viimane ja ma alustage sellest, et see on raamat, mida kõik ettevõtjad vahet ei ole, mis staadiumis sa oled, peavad läbi lugema, sest et ma ise, see raamat on minu eest 1,5 aastat tagasi tulnud ja see on nagu super, sellepärast, et ta just räägib sellest, milline ettevõtja sa olla tahad, just see, millest me ennem rääkisime ja see on nagu nii vägev ja selle mehe enda elulugu on ka hull, et ta vist kuni 18-aastane oli narkosõltlane ja niimoodi ja siis ta sai üle sellest ja siis ta sai Microsofti litsentsiga mingisuguseks, ma ei mäleta, mis ta sai pakkuda, siis ta hakkas ettevõtjaks ja siis nüüd ta on ehitanud mingisugune 3 või 4 10+ miljoni käibelist tarkvaraettevõtet ja skaleerib neid USA-s, et ta on nagu mega huvitav tüüp, et ta ei ole neid asju lihtsalt niisama välja mõelda, aga see on siuke hästi lihtne lugemine, 11 peatükki
ja ma spoilerina lihtsalt räägin, viimased peatükid on see, kuidas ta oma eraelus on need assistendid tööle pannud, näiteks tal on, mulle hullult meeldis, see on täitsa crazy, et tal on assistent, on ju, kes on kodus, aga ta on oma lastele teinud selgeks, et ta ei ole assistent nende jaoks, et ta on assistent minu jaoks, et kui lapsed tahavad mingit süüa või niimoodi, et ta ei ole koduabiline, et ta on assistent, et aga assistent on see, et assistent toob talle süüa, ta toob talle need shake'id ja asjad, kuna tal on vaja ja siis on niimoodi üliäge, ta ütles, et kui nad lähevad perega puhkama, assistent sõidab 4 päeva varem ette, ta puhkekogu nad lähevad, nad teevad kõik selliseks, nagu neile meeldib, et neil see puhkekohas on, neil on pikad nimekirjad, mis kõik peavad olema kirjas, et siis assistent teeb kõik niimoodi, et kui nad sinna lähevad, neil on külmkapp on täidetud neid, mis vaja on, neil on šampused, asjad kõik olemas, neil on kõik, mis neil autod, asjad, kõik on olemas, nad ei pea selle mõtlema ja ta teab, et kui ta puhkama läheb, ta ei pea nende pisi asjade pärast, kuule, et mis me sööme, kuhu me sööma läheb, ta ei pea mitte midagi mõtlema, ta läheb sinna, et puhata ja perega, et saad aru, see on nagu jummala mõnu, ta saad aru, see oli üliäge nagu, mis ta nagu, noh, super ju, et selle mõttes, kui ma lugesin seda, ma olen audiobookina seda vist mingi 5 korda läbi kuulanud neid asju, et sellepärast on üliäge ja see on nii lihtne ja loogiline, aga seda ei ole lihtne ja loogiline teha, vaata, et tähendab loogiline on seda teha, aga see võtab aega lihtsalt. Ja see võtab raha ka. Ja täpselt on, ja see peab sisse tooma, vaata, aga tal oli selles võttes hästi äge, et tal enda mentor, kuna ta oli mingi 3 tarkvara ettevõtet või 4 tarkvara ettevõtet teinud ja müünud, on ju, ja siis ta tegi endale selle coaching'u äri, et ta coach'is teisi ettevõtteid, kuidas nagu saada ja ta ütles, et 2018-19 ta siuke aasta revenue oli mingi üle 2,1 miljoni vist on ju, aga siis tal oli endal coach, kes küsis, kuule, et miks sa aitad kõiki ettevõtteid, et mis ettevõttes ehitanud oled, ta ütles, ma olen tarkvara ettevõtteid ehitanud, aga miks sa siis tarkvara ettevõtteid ei coach'id, miks sa coach'id kõiki ettevõtteid? Ja täpselt on ju, ja siis ta alustaski, ta pani, ja sellele ta ütles, ta pani oma coaching'u firma kinni, et mis tegi 2,1 milli käivet on ju, et see oli puhas tema puhas raha on ju, aga ta pani selle kinni, sest ta sai aru, et ta ei saa skaleerida enda aega ja ta tegi siis algas, ma ei mäleta, mis selle nimi on, mingi ärikiirendi on see ja see on üks kõige kiiremini kasvavaid nagu neid ärineid ja see ärikiirendi on siis mõeldud tarkvara ettevõtetele, kes tahavad scale up ida ja sul peab vähemalt 10 000 euri kuukäive olema, et sinna saada ja siis nad aitavad sul skaleerida, sest tema on 4 tarkvara ettevõtet üles ehitanud nagu nullist, vaata mingi 10 miljonit nendega ja need on ka maha müünud edukalt, et siis tema nagu ta keskendubki puhtalt sellele e-commerce, siis on seal see IT ja need ja siis nüüd see on see, mida ta skaleerib nagu täiega ja see oli ka tal enda coach'i vaja, et ta ise nagu ei saanud aru, et ta tegelikult panigi kogu oma aja coaching'u alla, mis tõi talle väga hästi sisse, aga olid veel suuremad võimalused. Täpselt, et igatahes jah, ma võin sellest pikalt rääkida nagu näha. Okei, et potentsiaal siis, nähke enda potentsiaali ja kasutage seda siis õiges kohas. Aga võtame nüüd saate kokku siin, nipid ja asjad said juba kõik loodetavasti teil kirja pandud, rääkisime siin ka tänulehtedest, et ma ise olen ka seda vahepeal teinud, et see on ka üks hea praktika, mis aitab. Ja võib-olla lõpetuseks siis reklaamid ennast, et kui inimesed vaatavad, et lahe Indrek, et kuidas sa saad neile kasulik olla? Ja, et no üks on see, millest me praegu rääkisime, siis mu see ettevõte tegeleb siis nagu lühidalt rääkisime siin LinkedInist, et siis LinkedInis kõik asju, mis on vaja teha seal, aga me tegeleme ettevõtetega, mis on nagu suuremad, mingi 30-40 inimest pluss, et oleneb mis valdkonnast, aga sellised 1-2 inimese niimoodi ettevõtted, näiteks on meil YouTube'is terve seeria videoid, mis me oleme veebimõjutusega koos teinud, et kui te googleldate LinkedIn ja veebimõjutus, te saate 4 korda 2 tundi koolitusi, kus te saate väga palju head infot ja siis olen vaadanud, nii et hea info. No, et kui on veel lisaküsimusi, siis minuga kontakti võtmine on ülimalt lihtne, et LinkedInis või meilid, et need on kõik olemas ja võtke ainult ja kui see ettevõtete ostmise teema, see on huvitav ja te tahate sellega nagu päriselt tegeleda, mitte see, et ma tahan näha, mis seal toimub, vaid ikka päriselt, et teil on endal nagu soov olemas, siis sellega ka võtke julget ühendust, et ma kindlasti tahan mingit kogukonda tulevikus hakata kasvatama, aga ma tahan ikkagi nagu nende, et nagu kes on nagu päriselt nagu, mitte see, et ma lihtsalt niisama natuke vaatan ja oorin, et nendega ei ole midagi hetkel teha, vaata, et pigem kui on ikka päris huvid olemas, et siis kuna see
protsess on väga pikk, et see ettevõtte otsimine on väga keeruline, et mis võtab mingi pool aastat või aasta või 2 aastat, et oleneb kuidas, siis selle äraostmine ja siis peale seda äraostmist, ma olen aru saanud, siis hakkab see põhitöö pihta. Et siis hakkab, et anyway, aga see on hästi põnev jälle vaata, et need mõtted lihtsalt ma jätan. No suurepärane, lõpetame siis kangen veega ja joome siin eluvett ja nii et tervist kõigile, tervis on number 1, nii et hoidke ennast ja olge terved, nii et aitäh meeldiva vestluse eest ja loodan, et saite miskit kõrva taha panna ning kohtume järgmistel kordadel. Olgu, tšau!